Nii, head lugupeetav, kes te olete ustel, kes otsite veel oma kohta, võtke palun iste, et me saaksime minna viimase päevakorrapunkti juurde. Elu ise toob jälle uudiseid juurde ja natuke läheb minu eelmise jutuga kokku ka. Siin on ka Kristinal huvitav võib-olla teada ministrina, et Pääsküla koolis oli suuremat sorti põrumine matemaatika eksami tagajärjel. 25-13 sadasid läbi ja millised vastused siis tulid? Loomulikult vanematelt õpetaja on loll ja kool ütles siis, et lapsed on laisad ja arenemisvõimetud. Ehk siis kõik läheb täpselt samamoodi edasi, nagu ma rääkisin, ja see kommunikatsioon siis jääb kaunistama Eesti ühiskonda. Te mõistate, kui keeruline ka pärast seda siis leida mingisugune viis, kuidas viisakalt edasi minna, kui ajalees on mustvalgel kõik see jama kirjas. Aga me vaatame, mis nüüd teha saab, sest lõpuks pealkirjas sisaldus ikkagi ju mõte, et me võiksime positiivsete lahendusteni jõuda ja seda tuleb nüüd küll tunnustada, et meil on siin inimesed, kes tõesti on otsustamise juures ja ma palun siia kõigepealt kõige punasema pintsakuga Kristina Kallas, haridusminister, palun tervitame. Saab valida endale tooli lausa. Nii, Vallo Reima võtta, kes on nüüd viimast hooaega Tamme kooli direktor ja edasi hakkab ainult kirjutama, nii et tervitame teda veel kui direktor. Enam ei ole või? Kõik on või? Hästi. Nii, ja kuskil posti taha on kadunud ka regionaalminister Madis. Palun, astume siia ette. Üks, mis on hästi tore ja millele täna siin juba tähelepanu pöörati, on see, et kõik, kes möödunud aastal, ehk siis esimesel maakoolide konverentsil olid veel, ütleme siis madalamal ametipulgal, on nüüd tõusnud kuhugi ja täpselt sama kehtib tegelikult ka praegu siin, kuigi ma ei oska öelda, kas erakonna juhi staatuse vahetamine ministriameti vastu, see nüüd mingi kaalukausil midagi muutis või mitte, aga ma kujutan ette, et see vastutus ministrina on, see ei ole mitte väike, täpselt samamoodi Madis, kuigi oli ju väga suur ja uhke vald, maakonna suurune vald juhtida, siis ministrina jällegi on uued pommid kaalu peal ja tuleb näha laiemat pilti, mitte et Madis seda varem ei oleks näinud. Ja Vallo on seda tööd teinud kogu aeg, on olnud ka selle piirkonna eksperte, kuigi nüüd on ta nimi vist Jõgevamaa, aga Ida-Virumaa on kogu aeg olnud tähelepanu all Tartust rääkimata ja eluaegse pedagoogiga on tegu, nii et ma usun, et kõik need inimesed, kes siin on väga õiged vastamaks küsimusele, milline see maakooli tulevik siis tegelikult võiks olla, keda selleks üldse nimetada ja nõnda edasi. Kristina, kõigepealt ma kuulsin siin eelnevatest ettekannetest, kes oli võimalik jälgida Tiiu ettekannet, kus ta tõi meile Soome näiteid, ei olnud? Kahjuks ei olnud, jah. Tõsi, jah. No teate, seal leiutati sisuliselt, siis ütleme niimoodi, et veel kord jalgratast, mida meie siin kipume praegu leiutama, ma püüan seda väga lühidalt resümeerida, aga 30 aastat tagasi hakati juba Soomemaal tegema neid samme, mida meie siin praegu teeme, lehest loeme ja imestame, et paneme maakoolid kinni ja ega me väga täpselt justkui nagu ei teagi, mida me teeme. Küll on seal riigis juba võimalik vaadata järele, mis juhtunud on. Mis on need mõjud, mis siis on juhtunud? Siin oli ka üks noore magistri töö, mis tegelikult kinnitas üsna neid samasuguseid asju, kus meile öeldi, et neid mõjusid on üsna mitmesuguseid. On majanduslikud, on regionaalsed mõjud, läheb ikkagi aastaid enne, kui me hakkame nägema mingisuguseid tagajärgi, aga moraal oli seal üks. Kui sa maakooli kinni paned, siis sa võid hakata arvestama allakäiguga. Kristina, te olete selle teemaga viimasele nii palju tegelenud, kas sellisele lihtsale järeldusele olete ka teie nõus alla kirjutama? Jah, olen küll, et ma püüdsin, kusjuures enne, kui ma Lääneranna valda visiidile läksin, teades, et mulle tullakse vastu sealt argumentidega, kuidas senine koolivõrk ei ole optimaalne ja et väikeses koolis ei saa lapsed head haridust ja seda enam, et see põhiargument, mida ma tihti kuulen, on see, et väikeses koolis ei arene lapsed sotsiaalselt piisavalt, sellepärast, et sotsiaalsete kontaktide arv on väike ja nii-öelda seda piisavat sotsiaalsete kontaktide hulka teatud vanuses on vaja rohkem kui nii-öelda 3 lapsega klassis või 5 lapsega klassis. Ja ma läksin teadusartiklit andmebaasi ja tegin kodus kiire otsingu, et kas ma leian nagu teadusartikleid, mis kinnitavad seda seisukohta, et väikeses koolis jääb lastel sotsiaalne areng seisma sellepärast, et neil ei ole piisavat sotsiaalseid kontakte.
ja ma ei suutnud seda leida, küll aga mida ma suutsin leida Google'i Scholari otsingu peale oli see, et hästi palju poliitikuid on seda väitnud igasugustes riikides. Et noh, see on nagu poliitiliselt hästi palju kasutatav argument. See on ikka päris küüniline, vaata, mis meie 101 lapsega klassis praegu toimub seal Toompeal, et eks ole, et kooli kiusamine missugune. absoluutselt. Aga ma ei leidnud teadusartikleid, et võib-olla ma pean natuke rohkem uurima, aga mu enda praegune seisukoht on küll see, et ma ei näe, mis on need teaduslikult põhjendatud argumendid, miks väike kool on hariduslikult halb lapsele. Ma lihtsalt ei ole seda kuskil tuvastanud ja selle tõttu ma ei pea õigeks seda, kui kooli pannakse kinni mitte hariduslikel põhjustel, vaid majanduslikel või küttearvete pärast. No, meenutame, siin on ju Metsküla kooli näidata veel ka suurepärased õpitulemused ette, lisaks Metskooli kooli esindaja tõi siin täna välja, et neid sotsiaalseid kontakte hangitakse veel ju kus, kui käiakse välisreisidel, ööbitakse seal kodudes, saadakse juba 6. klassi tasemel kõik jutud räägitud, ehk siis kogu maailm on ju lahti. Madis, kas on mõni hea argument lisada sellele, mis siin juba kõlanud on, miks peaks Metsküla kooli kinni panema? Näiteks Metskooli, seal on nii palju neid koole veel. Tere kõigile, et ma kõigepealt küsin, et huvita, kas mul see tool, ma vaatan, et tagumised jalad on kuidagi hästi vale nurga all, et kas ma võiksin... See on juhtme peal, jah? See ei ole midagi juhus. Proovime korraks veel. No nii, Madis. Et ega nii nagu ma eelmine aasta tegelikult siin ütlesin ja nii nagu ka Kristina juba ütles, et minu jaoks ei ole neid argumente ja ma olen ka seda varasemalt korduvalt öelnud, et kõik argumendid, mis on toodud välja, minu jaoks ei päde ja minu hinnangul väike maakool või suur maakool on selle piirkonna elu alus ja punkt. See on hea, kui me oskame sinna punkti panna. Tundub, et valdadel on sellest oma arusaam. See on muidugi tore, kui poliitikud ütlevad, nad läksid pärast kohtumist internetti, et otsida sealt teaduspõhise materjali. Ma läksin enne. Läksid enne. Mitu minutit kulus internetist otsimisele, teaduspõhise materjali otsimisele? Ei, see läks ikka mõned tunnid läksid kodus nädalavahetusel. Mõni teeb ikka elutöö selleks, et leida sealt materjali. Vallo, siin on meil ka pedagoogikaspetsialist. Kas on midagi, mis toetaks seda, et väike kool, mis muidu on tubli ja saab ka sotsiaalkontaktidega hakkama, isegi veekloseti sai majja toodud, elektrijuhtmed vahetati ära, et veel mõni hea põhjus, miks kinni panna? Ma arvan, et ükski neist ei päde, sest mingil veidral põhjusel oleme täna sattunud hästi mütoloogilisse maailma IFO-ajastul, et me liigume nagu ajaloolasena, ma näen ajast tagasi, et ka siin on tegemist müütidega, nii nagu jutt oligi ja tegelikult väga paljuski ka tänased teadusuuringud lähtuvad sellest samast müüdist, toodavad ennast ise. Ehk nüüd ministeerium tellib uuringuid, siis kõige tähtsam on korrektse uurimisülesande, lähteülesande püsitamine, et saada ka adekvaatset vastust, mitte nagu ette oodatud vastust ja see ei ole üldse nii lihtne. Aga nüüd teiselt poolt nüüd toome ühe märksõna, see on siin hariduskvaliteet. Et see on nüüd see mantra, mida juba pikka aega räägin, et meil on nagu nii kooli enda nägu kui hariduskvaliteedi mõiste on seotud kokku linnakooliga. Õigemini, nii nagu nõukogude ajal elumudel oligi linnamudel ja maale viidi ju linnaelu, korrusmaju ja me oleme kooli puhul täpselt samas nähtuses praegu, et see on linnakooli mudel, mida meile koolina serveeritakse. See on linnakooli jaoks mõeldud, mitte ka tõestatud, välja mõeldud hariduskvaliteet, millega mõõdetakse maakoole. Et esimene asi, ja ma tunnustan siin valitsust kahel pool, ma ei tea, kummale poole nüüd rohkem vaadata, aga võrdset valitsust, et maakooli teema on võetud ülesse. Aga selle mõiste sees on tohutult keeruline ja suur maailm. Aga esimene asi, ta tuleb lahti siduda nüüd sellest samast linnakoolist, mis ka ise tuleb veel lahti mõtestada. Ja siis tuleb veel lahti mõtelda sellest, et on mingi konkreetne mõõdetav maakool. Ei, meil on vaja üle kogu Eestimaa rätsepa tööd. Ehk, või ma ütlen ühe lause, mis on nüüd järgmine mantra. Ehk luua nüüd ministritena selline seadusruum, mis võimaldab igal kohal oma mudelit luua, mitte ei loo sellist kohustuslikku algoritmi. See on võimalik, mitme riigina hakkama saanud, saab see valitsus ka. Kõigepealt, Vallo, ma tänan, siin oli suurepäraseid sisendeid nüüd ridamisi, millest minna, aga ma pean tunnistama, et tänase päeva jooksul oleme suutnud väga olulistes asjades siin kokku leppida. Näiteks, mis asi on maa, kasvatusteadlane Tiiu Kuurme ei tea, mis asi on hariduskvaliteet.
täpselt, kuidas seda mõõta, mis on hea haridus, mis mitte, me võime võib-olla kokku leppida, kes on hea õpetaja, see on niisugune tunnetuslik teema, aga mis on hariduskvaliteet, nüüd me tegime asja veel segasemaks. Linnale oma ootus, maale oma ootus, kas me peaksime kuidagi jagama need siis kaheks, kui väga labaselt väljenduda ja töötama kiiresti välja mingisuguse standardi, mille järgi peaksid maakoolid toimetama? Kas see tähendas seda? Kui minna ideaali poole, siis ka linnakeskkond vajab rätsepatööd. Vaat siis oleks päris hea Eesti valmis. Aga kuna me täna tegeleme maa küsimuste, vabandust, Kristina, hetke pärast saab selle sõna ka, siis palun, Vallo, tunneme nii ammu, et julgen sinatada. Palun, Vallo, maali see pilt, milline see haridus peaks siis olema maapärane. Kas see on siis kuidagi lihtsam? Kas ta on kuidagi pidi praktilisem? Kas seal peab olema traktoriõppe, nagu linnas võib-olla mõeldakse? Asja sees ma alles siin rääkisime, et Roosis on ühendatud ka või kuskil teistes riikides ühendatud ka kutseharidus suuresti juba selle tavalise haridussüsteemiga, et kas sul on mingi visioon sellest, kas me peame seda hakkama leiutama või on see kuskilt ülevõtmise vahel? No võtame järgmise võlusõna. Tegelikult hästi lihtne on muudkui ütled neid võlusõnu ja siis tuleb hakata neid sisuga täitma ja selleks on kogukond. Et kuigi nüüd eelmises ettekandes oli ta põhiliselt nagu kooli kogukonnaga, kogukond on lahti mõtestud. Kui me nüüd räägime maaelust, siis maa on ikkagi püsiv, ta on koht on ühe koha peal, me räägime territoriaalkogukonnast. Ja Eesti on praegu päris kurvas seisus oma kogukondade säilimisvõime osas. Kohtades on nad üldse kadunud, osades on, ma täna tulen Kohtla-Nõmmelt kogukonnapäevalt ja sai räägitud ja vesteldud, et nende nagu sisemise jõu hoidmine, taastamine on ka väga oluline, et veel üks kogukond ei kaoks. Et kool on väga oluline, aga sugugi mitte ainukene element nüüd selles, et jõustada kogukondi, et nad suudaksid, kus ka praegu enam ei ole, jõuda koolini. Praegu on paljud kaotamas jõudu ja jaksanama kooli pidada. Ja kool on väga oluline element, aga ma arvan, et veel sellest suurem on maa kogukond ja kui me suudame nüüd neid toetada, jõustada ja kool on väga võimas jõustamise vahend ja nemad annavad siis koolile oma näo ja kuna kogukonnad on erinevad, siis ka see kooli nägu peab olema erinev. Sain sellest mõttest aru, ehk siis kogukonnal peaks olema selgelt suurem hoob või ta peaks ka olema ise suurem hoob, et seda kõike teha. Sisuliselt siis täiesti vastupidine olukord Lääneranna vallas kujunenuga, kus vald püüab siis justkui mingisuguse administratiivse üksusena lämmatada seda, mida see kogukond seal praegu näitabki, et soovib. See ongi üks traagika praegu, et vallad on läinud väga suureks. Raiutakse, et vald ongi kogukond, mõni raiub, et maakond on kogukond. Tegelikult see elus sotsioloogiline kogukond on palju väiksem ja igale tasandile tuleb omad rollid anda. Ja võib-olla nüüd see roll, nüüd võtame nagu halduslikus mõttes, kuidas hakkab toimima nüüd see elus ehtne kogukond. See võib-olla näeb välja selline kolmanda sektori laadne, aga ka riigil tuleb leida võimalus teda toetada. Et see ei pea olema tänase valla nägu, aga ta on võimas, ta on elus ja ta hoiab Eesti jätkusuutlikkust ja me peame leidma nüüd mudeli, kuidas ta suudaks toimida ja kooli üleval hoida. No siin on nüüd lausa kaks regionaalministrit, üks endine, üks praegune, et kunagi on ju riik tahetud ka kantideks jagada ja mis igasuguseid mõtteid on ju läbi käinud. Mindi siiski suuremate omavalitsuste teed. Madis, võtame selle sama Saaremaa näiteks, eks ju, kui mitmest endisest vallast see koosneb, ma ei oska kune pealt öelda, oli seal 11 või midagi taolist, eks ole, seal oli nii palju. Kas täna me võime öelda, et Saaremaa hingab siis omavalitsusena kuidagi ühtlasemalt, kui ta näiteks seda sama koolivõrku seab või millest te seal nagu lähtusid, et lähtuda sellest omakorda, et mis oleks sellele tillukesele kogukonnale hea? No ma üldse neid omavahel ei ajakski segamini, et üks asi on see, et kohalik omavalitsus, mis tagab siis mingi territooriumi haldamise, aga kogukondi Saaremaal on endiselt sõltuvalt, kuidas vaadatakse, kas 15 tükki, 17 tükki, seal on mõned kohad on, kus siis võib endine valla territoorium olla mitu kogukonda ja ka kogukondade sees on veel teatud väiksemaid selliseid nii-öelda pooldumisi, mis väga hästi toimivad ja mida me igat pidi ka siis Saaremaa valla kodanikuna siis praegu rääkides ka toetame, et tegelikult see on oluline, et kogukond tunneb ennast ja võin tuua ka näite, et ka ümberotsustamine ehk vigade tunnistamine on ka Saaremaal me oleme otsustanud, et näiteks endised vallad, kes ühinesid ja nii-öelda lõid ühe kogukonna, tegelikult me tegime tagasi nad 3 kogukonnaks, et kuna reaalselt ta toimis 3 kogukonnana, et oluline, et oleks nii-öelda toimekeskuste ja siis tõmbekeskuste põhine, nii nagu tegelik elu on,
kui siin kuulsime Rae valda, mis on tõesti väga suur ja jõukas vald, seal ongi kogukond hoopis midagi muud ja see, et läheb esimesse klassi 7 paralleeli, sinna ta sobib, seal ta peabki nii olema. Aga on piirkondi, kus on hoopis teistmoodi. Aga väiksemates kohtades need vallapiirid ongi ju selle olukorra tekitanud. Kui me vaatame sedasama Lääneranna valda, siis küsimus on selles gümnaasiumis ju, et saaks selle siis nüüd üheks ja suureks ja see jääb nüüd täpselt selle moodustatava valla nii-öelda sisse tuumik asjaks, eks ju, ja kannatavad, kes just nimelt need väiksemad piirid seal. Kas see tähendab seda, et tegelikult see haldusreform seal on näidanud selle nõrga külje välja, et ikkagi ei saa niimoodi? No, absoluutselt, et tegelikult ka enne valimisi koalitsioonikõneluste ajal me Kristinaga arutasime päris palju seda maakoolide teemat. Olen ka ise Läänerannas käinud, neid koole näinud, vallavanemaga päris palju kordi arutanud, et jah, seal ta ei toimi sellise klassikalise nii-öelda positiivse näitena ja ega vald ise ka õnnelik ei ole, et reaalselt raha ei ole, reaalselt hariduskulud on proportsionaalselt ülekaalukalt kõige suuremad, pidevalt kasvab. Aga ma arvan, siin tulebki Rätsepa ülikonnana väga hea näide, minu meelest ka tulebki vaadata. Jah, gümnaasiumeid me ei suuda igal pool hoida, ei suuda ka põhikooli 3. astet igal pool, aga minu meelest Eesti riigi kohustus peaks olema igale kogukonnale pakkuda võimaluse siis vähemalt esimesed 2 kooliastet pluss lasteaed, olgu nad kas või liitklassides, aga see on see, mida kogukonnale vähemalt 2 kooliastet. See on see, mida mina näen, et võiks olla Eestile jõukohane, kui me juba eelmise 15 aastaga oleme üle 100 kooli sulgenud, et nüüd võiks olla nagu seal see piir. Olenemata sellest, mitu last seal õpib või jääme jälle selle 30 juurde? Ei, 30 on selgelt liiga palju. Ma tean, et koalitsioonikõnelustel oli ka see arutelu, aga 30 last näiteks 4-klassilise kooli puhul on minu hinnangul selgelt liiga palju, ehk sisuliselt see tähendaks Eestis, kokku meil on 500 üldhariduskooli, minu meelest oli nagu kohe tuleks tõmmata mingi 40 tükki maha, et see ei ole reaalne. Kristina, ei saa liiga suur võlg tekkinud, ma luban tal võtta praegu sealt kinni, kus ta kõige rohkem tahab. Ja ei, me Madisega kahekesi olime need, kes omavahel dialoogis siis koalitsiooni läbirääkimistel seda maakoolide teemat vedasime. Ja ma märkasin seal koalitsiooni läbirääkimistel ka lõpuks seda, et seda kuulati meid ära, noogutati, jah, saame aru, aga ega seda tunnetust ei olnud. Ja siis ma hakkasin vaatama, et selgus tegelikult see, et tänasest meie valitsusest oleme meie Madisega kahekesi ainukesed, esiteks, kes elavad väljapool Tallinnat ja Harjumaad ja teiseks, kes on käinud maakoolis. Ehk siis, et meil on iga järgnev põlvkond aina rohkem neid inimesi, kellel ei ole ka maakooli kogemus. Ma nüüd vabandan Kivil esimese keskkooli ees muidugi, et ma nimetan teda maakooliks, aga see oli väga väike kool, et meie lennus oli 16 last ja ta oli ikkagi pisike kool. Et meil on Madisega isiklik see kogemus olemas, me oleme mõlemad Madisomist veel väiksema kooli lõpetanud ja selle tõttu me suudame nagu tajuda, mida tähendab, mis on tema tugevused, aga kui sul on ülejäänud nii-öelda poliitiline kogukond, kellega sa seda debatti pead, on käinud Tallinnas koolis või Tartu linnas koolis, nii nagu meil täna valitsus on, Riina Sikkut on vist ka veel lisaks üks erand, siis ega seal on väga raske neil üldse aru saada, et mille eest meie Madisega võitleme. Mis see on, mille eest me võitleme? Kas siit ei tule see sama asi praegu välja, et me oleme siin korduvalt öelnud, et võib-olla maakoolid on natuke tagasihoidlikud. Te leppisite ka, andsite liiga kiiresti all. Oi ei. Tulemus oli ju see, et on mingi 30 kirjutatud. No see 30 oli tõsiselt poliitiline kompromiss, sellepärast, et mingil hetkel oli see seis, et kas meil ei tule mitte mingisugust toetusmeedet maakoolidele või tuleb, aga siis on see 30 piir. Seal on ju sees tegelikult 20 on ju nii-öelda sulgudes sees. No me selle väikese ülemineku saime ka sisse, aga lihtsalt seda mina esimesel hetkel ei tabanud ära, et kuidas ei ole võimalik mõista, mis on väikese maakooli väärtus. Aga see ei olnudki ratsionaalselt võimalik mõista, kui sa ei ole seda kunagi kogenud. See on nagu, kui sa jalgrattaga... Kuidas need arutelud seal välja käisid? Ma kujutan ette, siis Madis ja Kristina istusid ühel pool lauda, rääkisid, te ei ole käinud maakoolis, te ei tea mitte midagi. Me teame kõike, me oleme Tallinnas koolis. Kuidas sellised arutelud nagu üldse käivad, et kui süvitse see asi läheb, siis otsustatakse praegu ju pagana olulist küsimus. Et kui see taandub millele, kes kus koolis käinud on, siis see kõlab jube magedalt. Aga ta taanduski sellele, et kuna laua taga ei ole ju eksperdid,
niimoodi laua taga on poliitikud, kes peavad otsuseid tegema, siis ta lõpuks taandus sellele, et igaüks rääkis oma elukogemusest, kes ütles, aga kui mina Brüsselis elasin, siis minu laps pidi ka 30 minutit bussiga kooli sõitma. Nad mõtlesin, kuidas see Brüssel nüüd siia puutub, eks ole, et me räägime Eesti maakoolidest. Et oligi raske. Nimed ka juurde. Ei, see ei olnud peaminister, ma igaks juhuks ütlen. Et ühesõnaga, isiklike kogemuste põhjal hakati nagu argumente üles ehitama ja kui isiklik kogemus piirdub Tallinna või Tartu linnaga, siis ongi raske nagu debatti pidada sel teemal. Siit tuli väga huvitav asi ikkagi välja, eks me kogu aeg räägime sellest, et meil oleks vaja eksperte kaasata, siis tehakse mingi tikuvõileva üritus, kuhu keegi tuleb nagu kohale, aga selliste küsimuste juures ütleb ka minister ise, et poliitikud ei ole eksperdid, mis tähendab, et need tehakse siis täiesti oma vahel kaasamata tegelikult seda inimest, kes ütleks, et mis asi see 30 on. Kuulge, kas me üldse saame sellest rääkida, kus see ümber võetud on nii edasi. Nii ongi. Mina võin rääkida, et minul oli see võimalus, et juba eelmise aasta siis septembrikuust, kui me hakkasime tegelema aktiivsemalt maakoolidega ja just nende elujõulisuse tagamisega ehk täiendava rahastusega, siis mind abistas väga palju Haridus- ja Teadusministeerium, kes andis mulle kogu info Eesti iga Viimse kui kooli kohta, iga Viimse kui koolis õppiva nii-öelda klassikomplekti kohta, kus nad asuvad, kui kaugele nendest lähim kool, kui palju seal on õpilasi ja sealt joonistus tegelikult välja, miks mina võitlesin ka sellele 30 vastu, et see on liiga kõrge lävend, see tähendaks Eestis ikkagi väga massilist nagu koolide sulgemist, kes tegelikult on elujõulised. Võtame see sama hästi pikalt ja palju räägitud Metsküla kool, aga siis me saime selle 20 peale ja ma olen ka nõus, et kusagil on piir. Selge see, et 5 õpilasega koole arvatavasti me ei suuda lihtsalt, me ei leia õpetajaid, me ei suuda sinna vahendid peal leida, aga ärme tõmbab. Mõnes kohas võib-olla on ka 10 õpilasega kool väga elujõuline, kuna me näeme, palju on lasteaias lapsed. Huvitav, siin täna on räägitud küll sellest, kui väike on väike kool, aga räägitud mitte õpilaste arvu kontekstis, vaid sellest, kui minimaalselt seal õpetajaid peaks olema. Ja jutt oli vist 3 õpetajast, kui ma mäletan, mis tagasi enam-vähem normaalse kooli, siis need 3 pidi tulema ka nagu 3 põrsakest, kus on erineva karakteriga, eks ole, et see asi kuidagi nagu eluline oleks. Vallo? Minu tuttavad omavalitsusjuhid räägivad hoopis koolimajadest, mis on küll 30 last, aga ehitatud 930 jaoks või veelgi enama jaoks ja juba veerand saadid kõik teavad ja räägivad, et põhiline põhjus maakoolide sulgemiseks on koolimaja. Ja kui nüüd hakata lahti mõtlema seda teemat, siis milline reaalne vajadus põhjustab väiksesse maakooli, kus on 20-30 näha ette suurt võimlat või aulad või ma olen kuulnud isegi ujulaspaade teemat siin maakoolide puhul. Kõik unistavad, eks ju. Tegelikult on maal olemas kõik need asjad, mina praegu veel suure linnakooli esindajana, mida meie kompenseerime liikuvate koolidega. Seal on, lähed õue, sul on kõik olemas, sporditegevused, võimalused. Sa ei pea selleks ehitama mingit hiigelsuurt spordikompleksi, et see on nagu sinna mustrisse, kui ma enne rääkisin linnakooli mudelist, see on selles mustris sees. Me peame kuidagi lahti suutma mõtelda, et mis siiski on vajalik ühele väiksele koolile, milline ruumikeskkond, kui ta asub maal ja palju muid asju veel, et me peame kõigepealt lahti mõtlema senisest koolimudelist. Väga hea, kui sa tõid juba selle kooli suuruse mõttes, mõtleme korraks edasi, et Ansipilt kunagi küsiti pressikonverentsil, et me peaksime sporditoetusi oluliselt suurendama, et ma ei tea, 100 või 400 või 800 eurot vahet pole. Ütles, et mingi poodi oskad ketsid endale, et see ongi parim, mida te teha saate spordi jaoks. Kas see mõte on see sama, et me võimlat ei ole, siis ostame ketsid noortele? Kus see miinimum on, millest see üks koolimaja võiks siis koosneda, kui me räägime nii olulistest asjadest, samas nagu ka tervishoiu? Aga ma arvan, et sa juba ääri-veeri ütlesid ära, et tähtis on liikumine ja tegevus ja kas see on tagatud. Ja kui me hakkame neid ringe tõmbama, kus on siis, kui juba trenni minna ja kus on need lähemad kohad, et tegelikult ma ju kuulsin väga ilusti ka, et Saaremaal mõeldakse võrgustikuliselt. Ma olen veelgi edasi, et selline kõigile tuntud kuru nagu Vooglaid, et kui ükskord juhtusime rääkima aastaid tagasi ka nagu halduskorraldusest, et siis mina ka püüdsin tagasi hoida, et on nagu eristada 3-4 tasandit ja kuigi ma tead seda rohkem, siis Vooglaid otsese inimesena ütles, et aga tema näeb 7 tasandit. Reaalses elus see ongi väga kirju, kõik ei suuda haldusülesandega katta. Aga samamoodi me saame ette näha ka kõiki neid spordivaldkonna teenuseid muid, et nüüd selles 20 õpilasega
koolis ei peaks ju olema kohe kõiki trennivõimalusi, aga kus nad on? Et seesama võrgustik tuleb sinna piirkonda läbi mõtelt ette näha ja tuleme nüüd tagasi aega, kus me oleme digiajastus, et tegelikult midagi saab teha koha peal ja distantsilt teatud tarku vestlusi saab teha, no tuleb mulle videokonverents. Alles mul käis räägin mina. Ei lähe mitte, kui sa seal Ruhnu lasteaed hakata füüsikas õpetama, ekraani kaudu ei tule mitte midagi välja. Et tähendab, päris nii ei ole, kui sa hakkad 3. klassi lapsele füüsikat rääkima, siis ma arvan, ei tulegi välja. Meil on siin ka kvantfüüsikuid on. Eestis ma tean väga vähe, kes väga jagavad kvantfüüsikuid. Ma 3. klassi lapsed või äkki on nii tubli? Liige nüüd kokku, 2 pärast seda, jah. Valdo, aga siin kuulates tekib hoopis teine mõte, et vaatame sinna alushariduse poole, mis meil on ju ka eriti Tallinna küljel logiseb nagu jaksab, eks ju. Meil lapsed käivad eralaste hoius, mis sageli on mis asi, mingi eramaja. See on mingisugune hoov, no ma ei tea, kas seal on bassein või ei ole, kus saab ka natuke sulistada, aga lasteaed juba täna võib olla eramaja. Miks see siis põhimõtteliselt võiks olla ka üks väiksem kool? Selle asemel, et seda 130 lapsele ehitatud asja võib olla üks eramaja rahulikult 2 korrusel 15 last näiteks. Aga kui sa nüüd oma peas edasi mõtlesid mõistes kogukond ja ma natuke mainisin ka 3. sektorit, siis tegelikult riigil on võimalus toetada läbi seltside, kooliühingute tekivaid selliseid pisikesi mõnekümne õpilasega kooli. Selleks tuleb mingi mudel välja mõtelda, mingi süsteem. Pool era, pool vald või? Ei, vaata, ka päris 100% erakoolid, kõik elavad ju riigi raha peal, õpetaja raha ja kõik tuleb, et see süsteem on täna juba olemas. Nad saavad valdadelt veel muud toetust ka juurde, et kui hakkad vaatama, ikkagi enamik, kes suurematest Tartus ja saab väga ilusat raha. Et see süsteem on niikuinii olemas. Nüüd on küsimus, et kui näiteks näha ette mingi finantsmudel, et selts hakkab pidama 20 õpilast kooli, siis kohe tuleb see majakulu, eks ju, õpetajakulu, mitte õpetajad. See tuleb läbi mõtelda ja mis on reaalne siis koguda, mida riik toetaks, aga tegelikult näeme, et õpetaja palka toetab ta ju 100%. Nüüd on küsimus, et mis on mõistlik nii väikse puhul, et need asjad tuleb läbi arutada ja see sama kogukonna selts võib olla üks võimalik variant. Aga kas siis on see imeväikse kooli hoidmiseks? Kas siis on kuidagi mõtet üldse piirata näiteks 30 lapsega midagi, kui leidlikkus võib tekitada sobiva koolikeskkonna nii õpetajatele kui lastele hoopis väiksemal pinnal ja koosseisuga? Leidlikkus ületab alati piire, aga me räägime siin mudelitest. Ja, Kristina. Ja erakoolide puhul täna on umbes nende enda kuludest 60% on riigi toetus ja 44% on siis 40% on reeglina õppemaks, et omavalitsuste panus on ikkagi väga olematu nende erakoolide pidamise juures. Et ma pigem ei soosiks, et me hakkaksime nüüd ütlema, et kõik maakoolid, väikesed külakoolid, et hakkaks erakoolideks, et siis te jääte ellu, et ma ikkagi leian, et see on omavalitsuse ülesanne neid koole pidada ja me peaksime pigem toetama omavalitsusi rahaliste mudelitega niimoodi, et nende koolide pidamine oleks neile jõukohane, nende väikeste koolide pidamine ja see uus rahastusmudel, mida me praegu välja töötame või meede, õigemini rahastusmeede, see ongi mõeldud selleks, et saaks eraldi täiesti rahastada 6-klassilisi koole, täiesti eraldi. Et selleks, et need 6-klassilisi koole oleks siis lasteaed, algkoole oleks siis võimalikult nagu tihedalt, et kindlasti ei tahaks soosida seda, et öelda nüüd omavalitsustele, et ärge neid pidage ja las nad muutuvad erakoolideks, mida ma mõnelt omavalitsuselt olen kuulnud, et tehke sellest siis erakool ja makske riigina nagu kinni või võtke oma riigi pidamisele, et makske siis ise kinni. Et seda kindlasti nagu ei tahaks soosida, et ma olen kui Madis rääkis ja Vallo rääkisid sellest, et need koolid on kogukonnakoolid, siis kogukondade see nii-öelda see rahastusvõim või rahavõim võiks olla kogukondadel lähedal, mitte kaugele. Et kui ära riigistada, siis riigi jaoks jääb see kogukond väga kaugele. Ta jääb lihtsalt väga kaugele. Et ma ikkagi pigem eelistaksin, et see kooli pidamine oleks võimalikult kogukonna lähedal. No see Lääneranna näide näitab ju ka tegelikult täpselt sama olukorda, seal ju sunniti vanemad pooleldi ju selle fakti, et pidage siis seda erakoolina edasi, kui tahate. Et me näeme, et sellist vajadust tegelikult väga väikest kooli pidada, seda me kohtame ikkagi kaugemal Tallinnast ja suurtest linnadest. Praegu riik on ju astunud väga huvitava sammu nende hooldekodudega, mida ma ka üllatusega reedel lehest lugesin, et kuidas see rahastamine käib. Rahastamine käib niimoodi, et kõik saavad vastavalt sellele, kui palju neil on vana inimesi, olenevad mingisugusest vanuse vahest, eks sul on see summa selline, üle 85 aastas on sellised. Ja mis välja tuleb, kuskil Räpina vallas on näiteks 102
inimest elab selles vanuses, elab seal kuskil hooldekodus, aga kuskil Saku vallas ainult 5 ja raha saavad ühepalju, mis tähendab, et juba te olete teinud mingisuguse ägeda skeemi, kus kes on rikkad, need saavad veel rohkem raha kulutada, kes on vaesed, on veel kuivemal. Et mis õppetunni me sellest kaasa võtame? Kas te teate, et selline asi on olemas või? Mina tean väga täpselt, et see kuulus 4% üle 65-aastastest siis inimestest on keskmiselt siis üle Eesti hooldekodudesse ja loomulikult me teame, et Eestis ei ole nii, et igal pool on 4% hooldekodus, et mõnes kohas on vaesemates valdades rohkem inimesi ja kehvemad. Ja teiseks ka see, et mõnes kohas on kohaliku omavalitsuse siis keskmine vanus elanikel 30 pluss, mõnes kohas on see 45 pluss ja nii edasi, et see varieerub. Aga siin ma võin kinnitada regionaalministrina, et sellise mudeliga, kui me peame see aasta sellega minema välja, olgu, võib-olla me ka järgmine aasta mingid asjad veel peame sellest lähtuma, aga see mudel tuleb igal juhul ära muuta, sest see on nii ebaõiglane, et mingis piirkonnas me maksame siis eaka hooldekodu koha eest kohalikule omavalitsusele 350 eurot ja mingis piirkonnas 1100. Tunnistan, et keskkonnaministrina ka ise ei hoidnud sellel piisavalt silma peal, aga ma tulen koolide juurde tagasi. Ma jään korraks selle sama teema juurde, ma tõesti ei saa aru. Sotsid ju seisid kõige selle eest, et saaks selle hooldekodude asja tehtud, eks olgu. Minister on natuke nüüd teine, nüüd te vaatate üllatusena, kuidas ebaõiglane süsteem tuli. Läbirääkimiste tase teil ikka toimib see valitsuses? Toimub ja tegelikult täna hommikul just siia sõites ka mitu korda sai sellel teemal räägitud, et tegelikult võiks olla sama süsteem, nagu meil on õpilaste nii-öelda pearahaga. Meil on 9800 hooldekodus olevat eakat, meil on 79 miljonit, me jagame 79 miljonit 9800-ga ja kanname selle raha kohalikele omavalitsustele ja sõltumata sellest, kas sa elad Vormsil, elad sa Tallinna kesklinnas, sa saad ühe summa, aga see mudel tunnistan, et ei olegi head vabandust, et kuidas ta läks selliste arvutustega nii kaugesse etappi, aga kõiki asju siin elus saab parandada ja vahest ongi vaja ka poliitikutele öelda, et jah, siin me oleme teinud kiirustades valed otsused. Küsisin seda hooldekodu teemat, mitte tahaks sellest eraldi numbrit teha ainult sellepärast, et näidata, kuidas valitsus täna rahaliselt mõelnud, et see tundub vähemalt natuke nagu imelik. Kristina, ma lihtsalt pean nüüd küsima seda kõike, et käidud on ju Lääneranna vallas, ilmselt ka mujal, kus need samad probleemid on akuutsed. Täna oleme siin sellel konverentsil, kus arutatakse täpselt selle sama teemat. Mis tunne on ministril? Kui ta käib seal kohal, ta on ametilt minister, ütleb, et see ei ole hea mõte, aga no mis mina siin nüüd ikka teha saan, et suured poisid saate ise hakkama. Mis selle nagu see ministri ametis siin alles jääb? Pilbasteks? No kohati on natukene nagu abitu tunne, sellepärast, et ei saa koolidele ka midagi lubada, et ma saan teha, sest päriselt ma ei saa väga palju teha. Et vastus on see, aga teiselt poolt ma arvan, hästi oluline on see, et mis sõnumi ka riik koolipidajatele välja saadab, et seni on olnud pikalt ikkagi see sõnum, et meil on vaja koolivõrku optimeerida, sellepärast, et sündide arv langeb ja eriti drastiliselt langeb ta, eks ole, Tallinnast ja kuldsest ringist väljapool, et selle tõttu on vaja optimeerida ja täna on see optimeerimine ikkagi, nagu ka Madis ütles, minu arust täiesti nagu piiri saavutanud, et sealt edasi optimeerides, ma arvan, me tõmbame Eesti niimoodi kokku, et meil ongi täna ei enam vaja optimeerida. Ei, täna enam, ma arvan, optimeerimise piir on ammu käes, aga murekoht on päriselt see, mis ka Vallo tõi välja, et meil on majakarbi probleem, et need omavalitsused on selle majakarbi, neil on nagu see tigu, kellele maja on liiga suur, et ta peab seda kaasa tassima, et me peame hakkama otsima, leidma lahendusi nendele majakarbi probleemidele. Sa tõid väga hästi ise välja selle, et aga miks ta ei võiks olla lihtsalt eramajas, et miks ta peab olema seal sovhoosi või kolhoosi ajal ehitatud suures majas, kus täna saab toimetada ainult ühes tiivas, eks ole, sellepärast, et kool on nii palju suureks jäänud nendele laste arvule, et seda majakarbi probleemi tuleb nüüd lahendama hakata, mitte veel rohkem optimeerida majakarbi pärast kooli. Ma kujutan ette, kuidas tuleb tuhandeid ametnikke, kes kohe leiavad, et see koridor ei vasta sellele standardile ja see lambikene peaks olema oluliselt kõrgemal. Siis tuleb standardit muuta lihtsalt. Siis tuleb standardit muuta. Küsimus on selles, et mis meil see poliitiline kokkulepe Eestis täna on, milline meie koolivõrk olema peab ja meie seisame küll hetkel selle eest, et enam rohkem optimeerida väiksemaks ja õhemaks seda koolivõrku lihtsalt ei ole Eesti pika plaani jaoks hea. Proua minister, kui olete sellega nõus, siis täna me keskendumegi sellele, mida me teha saame. Me oleme juba otsustanud, et omavalitsused peavad need otsused tegema. Lõpuks teeb Eestis regionaalpoliitikat kes? Kohus.
otsustab, et kas see kool jätkab või ei jätka. Nii imelikkusega pole, aga regionaalminister istub tegelikult kohtumajas hoopis. Ja? Et niimoodi see asi on nüüd välja kukkunud, aga mida te juba täna saaksite teha, Kristina, selleks, et nendest standarditest näiteks rääkida? Ja. Me oleme täna hakanud tegema seda, et meil on olemas selline asi nagu juhendmaterjal, mis ütleb koolipidajale, millistel tingimustel ja millise protsessiga tohib kooli astmeid kinni panna või kooli kinni panna. Me oleme asunud seda juhendmaterjali täpsustama selleks, et pidurdada seda protsessi, et kooli pannakse liiga kiirustades ja ilma igasuguse kaasamise, ilma igasuguse analüüsita kinni. Ehk siis juhendmaterjal muutub rangemaks selle koha pealt, mida peab koolipidaja enne veel ära tegema, kui ta üldse saab teha otsust kooli kinni panna. Täna ta on minu arust see juhendmaterjal liiga leebe. Ja see on nüüd see esimene standardi seadmine, et ei saa panna kooli kinni 5 kuud enne õppeaasta algust, kui ei ole ära tehtud 1, 2, 3, 4, 5, 6 asja ja reeglina peaks see protsess, kooli kinnipanemise otsuse protsess olema aastapikkune. Me tahame selle standardisse sisse kirjutada, et pidurdada seda tempot ja protsessi, mis täna on läinud koolide kinnipanemisel. Aasta otsa siis tiku võileibu, aga kuidas seda nüüd täpsemalt siis ikkagi sisse kirjutada, et see kaasamisprotsess, kas seal on kirjas siis, et me kohtume nii ja nii mitu korda, seal peavad kõlama need ja need küsimused, kui inimesed ei taha läbi saada, siis sellest tuleb üks väga imelik juriidiline jura. Ei, mitte kaasamise protsessi ei tule sisse kirjutada, vaid tuleb kirjutada sisse, mis sammud omavalitsus, mis otsused omavalitsus peab eelnevalt ära tegema. Lääneranna vald on selles mõttes hea kaasus, mille pealt hakata neid vigu parandama. Näiteks seesama asi, et õpilaste transpordikorraldus, kui kool pannakse kinni, siis tuleb need õpilased ju määrata ära teistesse koolidesse ja tuleb ära korraldada transport. Täna juhend ütleb, et seda saab teha pärast seda, kui te olete juba kooli kinni pannud. Et kõigepealt panete kooli kinni ja siis hakkate lastele koolikohti otsima, et kuhu nad ära panna. Et tegelikult me tahame muuta juhendid selliselt, et aasta enne järgmist kooliaastat, kui see kinni pannakse, peab paigas olema see, kui on olemas transport, on olemas tellitud juba bussid ja liinid ja lastel on koolikohad ära määratud. Ehk siis, et selleks, et ei tehta selliseid otsuseid niimoodi, et kõigepealt paneme kinni ja siis vaatame, mis nende lastega üldse saab. See on üks näide, aga neid asju on teisi veel. Korraks, et kui ma õigesti mäletan, siis Allar Jõksil oli see üks olulisemaid punkte, millele ta appelleeris, et pole arvutatud läbi, kui kaua kestab laste koolitee. Et see tuleb nii ja nii palju, aga samas kui seisab kuskil, et seda võib alles pärast teha, siis millele ta üldse appelleerib? Järelikult täna on võimalik Tänases juhendis seda kirjas ei ole, et see peab enne olema otsustatud. See ei ole seega argument. Ei, me kohe praegu läheme juhendit muutma, karmimaks tegema. Kuidas? Nüüd on ju hilja. Ei, Lääneranna valla puhul on see hilja, aga meil on väga palju teisi omavalitsusi, kes sama asja teevad. Lääneranna valda see juhendi muutmine ei aita. Selles mõttes, et Lääneranna valda saab juhendi muutmine aidata kohtus, kuna kohus saab appelleerida sellele juhendile. Aga Lääneranna valda saab aidata see, kui me ikkagi Lääneranna vallaga ka rahastuskokkuleppele jõuame. See on see, mida Lääneranna valla, sest me teeme praegu tehtud otsuste tagasipööramine on Lääneranna valla eesmärk, eks ole, seal on vaja tagasi pöörata otsused, aga meil on väga palju tulevikus valdasid, kes on tõenäoliselt samas seisus, kus nad peavad otsustama kooli kinnipanemise või mingi kooliastme sulgemise ja selleks on vaja ikkagi standardid väga paika panna, et millisel tingimustel üldse tohib hakata kooli kinni panema. Meil ei ole täna neid tingimusi. 1. aprill, eks ole, siis kui jälle tuleb järgmise aasta märts, jah. Või märts, jah, Vallo. See on nüüd väga oluline ja keeruline teema. Tundub nagu demokraatia piiramisel ja milleks ja jälle riik sekkub, aga tegelikult teistmoodi me ei suuda nagu ütleme protsessi juhtida, et umbes 20 aastat tagasi valmis suur praksise uuring, koolivõrgu kaardistus ja ettepanekud Eesti koolivõrgu ülesehitamiseks. See oli see sama mudel, millest me praegu räägime. Algkool kõige lähemal, siis põhikool seal peal, gümnaasium kõige kaugemal, ülikool hakkas ette valmistama ka vastavalt siis 3. astme, mitmeaine õpetajad ja nii edasi. Aga mida juhtunud? Ei juhtunud selle järgi tegutsemist. Tegelikult hakati kinni panema kõige rohkem just väiksemaid koole ehk vastupidi nüüd sellele püstitatud eesmärgile. Ja nii juhtub siis, kui ei ole neid regulatsioonimehhanisme. See on tüütud, see tundub mitte mõistlik ja paljud ei saa sellest aru, aga ilma selleta me jääme ainult vaatama seda ilusat skeemi ja elu läheb täpselt vastupidi. Vallo, tegelikult on siin üks oht veel, et see on ilmselt ebakorrektne, ma selle välja ütlen, aga olen rääkinud mõne omavalitsusjuhiga, nad ütlevad, et meil on järjest rohkem tekkinud selliseid ääremaa omavalitsusi, kus lapsi ongi vähem ja kus on ka inimesi, kes on üksikud, kellel tegelikult
puudub seos kooliga ja puudub ka mure selle pärast, et need lapsed sealt kunagi võiksid tulla, pigem nad näevad seda kui potentsiaalselt kriminaalset kontingenti, kes võivad aiamalt kirsi pihta panna. Et probleem kipub olema selles, et jube lihtne on selle sama väikese raha eest, mida muide riik maksab gümnaasiumi sulgemise eest, näiteks lubada kergliiklusteid, lubada pingikesi vanuritele sinna kuhugi ja see töötab lühiajalises plaanis väga hästi. Pingike on muide Eestis tõeline hitt-toode, pange tähele, igal pool kaasav eelarve, kus on. Inimesed tahavad koerte ja jalutusväljakut, tahavad pingikest, tahavad teelõigukest. Et selline väga lühiajaline raha vahetamine mingisuguse kommunaalprojektikese vastu kipub olema ka nendel üks probleeme ja kas seda enam ei ole see koht, kus riik peaks tulema vahel, ütlema, pagan, no nii lühikeselt ei saa vaadata. Madis. Ja ma tahtsingi korra tulla selle juurde tagasi, et kuidas meil toimub praegu hetkel koolide rahastamine. See toimub sisuliselt ühe kohaliku omavalitsuse territooriumi põhiselt ja mul on au olnud juhtida siis Eesti kõige suurema territooriumi kohalikku omavalitsust ja sõltumata sellest, palju Saaremaa vallal on koole, palju me neid kooli sulgeme või juurde tahame teha, on riigi rahastus meile sisuliselt täpselt üks. Ja seal ongi see nagu dilemma siis kohaliku omavalitsusjuhtidele, kes vaatavad, et loomulikult 10-kilomeetriste vahedega koole pidada on oluliselt kallim, kui panna nendest üle ühe kinni või üle siis iga teine kinni või iga kolmas kinni, mis iganes see protsent saab olema. Et kõigepealt tuleb see ära muuta, et kui kohalik omavalitsus tahab oma koolivõrku kokku tõmmata ja mingit kooli kuskil sulgeda, siis see tähendab automaatselt tal ikkagi mingitest täiendavatest tuludest ka ilmajäämist, mida hetkel ei ole. Hetkel on lapsepõhine, kui see vastab vähemalt sellele minimaalsele kaugusele, mis igas Eesti piirkonnas tegelikult vastab, et see on nagu esimene mure. Ja teine, mida ma tahan öelda, on tegelikult kohalikud omavalitsuste juhid, ma julgen väita juba kõigi eest, saavad väga hästi aru, et kergliiklusteed, need ilusad pingid, mis iganes muud asjad tegelikult elu seal maal ei hoiab ainult üks asi. Kui seal on kool, lasteaed, ainult siis on võimalik, et see piirkond mingilgi määral areneb ja ta ei ole ainult suvituspiirkond või sootuks mahajäetud piirkond. Paraku nende esimene huvi saada tagasi valitud sügisel. Madis, ärge öelge, et teie sellest midagi ei tea. No see on jah, kui on selliseid veel kusagil, kes on ainult sellele mõtlevad, aga tegelikult kohalike omavalitsuste juhid on ikkagi sellepärast seal, et teenida oma rahvast ja see on kõige olulisem maapiirkonnale. Et selles osas ma arvan, et see aeg on möödas, kus kõik mõtlevad selle peale, kuidas tagasi valituks saada ja ma arvan, et need piirkonnad, kus koolid pannakse kinni, ma ei tea statistikat, aga ma kahtlustan, et pigem need vallajuhid väga populaarsust juurde ei saa sellest. Vaat see ongi nüüd see koht, millest Tiiu siin rääkis nüüd 3 tundi järjest, et Soome näide ütleb juba seda, et isegi 2 aasta pärast, meenuta mulle, kui ma eksin siin, 2 aasta pärast ei ole sellest säästust enam mitte midagi alles. Ehk siis, kui näiliselt midagi ka jäi alles, millega praegu täpselt Lääneranna vald tegeleb ja sellele Tiiu ka paralleelina viitas, siis see on nii lühikene see mõju. Ja miks ma selle paja ümber siin tiirlen, see ongi Kristina täpselt see sama koht, eks ju, seni kuni teie seal ma juhendid välja töötate, juba tehakse korvamatut kahju. Ei, juhend tuleb paari nädala pärast täpsustatud juhend, ärge muretsege selles mõttes, et me oleme sellele väga suure tempo peale. Uus juhend tuleb. Ei, aga see on regulatsioon. See on regulatsioon, mis paneb piirid peale sellele asjale päris konkreetselt. See, mis on see näide, kus sa ütlesid, et justkui nagu hariduse asemel siis eelistatakse investeerida kergliiklusteedesse, pinkidesse ja mujale, ma ei saa öelda, et see on massiline probleem, sest ma olen Madisega nõus, et kohalike omavalitsuse juhid on hakanud aru saama, et kui tahta kasvada tulevikus, siis ainuke koht, kus kasv tuleb, on see, kui sul on kool ja lasteaed. Et kui sa selle nii-öelda oma kasvukoha ära lõikad oma pinnalt, siis tegelikult sealt ei ole kohta, kust see kasv peaks tulema. Lääneranna vald seda ju ei kinnita, me ju näeme päris elust. Jah, ei Lääneranna valla puhul ei ole, aga ma näiteks näen seda Rõuge valla puhul, seda on tajunud Saaremaa, ma olen nendes kohtades käinud, et seal on ikkagi otsused seisma pandud, näiteks Rõuge vallas pandi otsused seisma, sellepärast, et on väga selgelt aru saadud, et kooli kinnipanemine tähendab sellele väga kaugele Kagu-Eesti nurgale ikkagi reaalselt surma. Siis kolitakse sealt ära, seal on maa tühi. Sinna võib siis väga palju harjutusväljakuid ehitada, sellepärast, et seal ei ela enam mitte keegi. Aga sellest on nagu aru saadud ja seal on nagu pidur peal. Aga mis ma tunnen, et me peame riigi poolt tegema hakkama, on see, et me peaksime kuidagi ära mõõtma väga selgepiiriliselt, mis see tähendab, et omavalitsus on oma kohustuse hariduse mõttes ära täitnud rahaliselt.
sellepärast et meil on täna omavalitsusi, kes panevad, kus koolikoha maksumus on, eks ole, 19 000 eurot, äärmine näide, eks ole, Ruhnu lapse koolikoht aastas maksab 19 000 ja siis on meil omavalitsusi, kus lapse koolikoht maksab omavalitsusele 1900, eks ole. Et nad on nagu nii seinast seina ja see, et kus on see kohustusena ära tehtud haridusinvesteeringu mahu summa, et mis see on Eestis, et koolikoht Eestis maapiirkondades eraldi, linnalistes piirkondades eraldi peaks olema umbes orienteeruvalt ütlemise, ma praegu ütlen umbes, ega me ei ole seda arvutust teinud, aga kujutame ette, et maapiirkondades on ta kuskil seal 5-6 000 euro ringis ja linnalistes piirkondades 2,5-3 000 euro ringis näitlikult. Et kui see investeering on omavalitsusel tegemata ja ta selle asemel investeerib, eks ole, kergliiklusteedesse ja kooli haridusse paneb väga vähe, siis tal ei ole õigust tegelikult koolivõrku optimeerida, sellepärast, et ta ei ole omapoolseid kohustusi hariduse investeeringutel täitnud. Et selliseid mudeleid peaks välja arvutama ja peaks vaatama, kas me saame seda rakendada ka poliitiliselt ja öelda, et kooli kinnipanemise päriselt, kui muud varianti ei ole, äärmisel juhul, ainult sel juhul, kui te olete päriselt oma investeeringu kohustuse ära täitnud. See kokkuvõttes tähendab siis seda, et riik mitte ei taha otseselt sekkuda, küll aga seada siis valla sellisesse olukorda, et tal ei oleks teatud piirist võimalik enam allapoole kukkuda, et ta peab mingid asjad ära tegema. Kui nüüd tahta, et riik otseselt sekkuks, siis ainuke variant on kõik koolivõrk ära riigistada, sellepärast, et riik ei saa sekkuda koolipidaja autonoomiasse otsustada, eks ole, oma koolipidamise asju peale. Me ei saa seda teha. Ainuke variant on see, et kogu koolivõrk on sel juhul lihtsalt riigistatud ja riik on koolipidaja. No aga kas te arvate, et inimestel oleks väga selle vastu midagi või vaatame, kuidas riigikoolid praegu elavad? Üks teise järel kerkivad riigigümnaasiumi, muidugi suurte toetusrahadega tehtud, eks ju, muba, milline kool, eks ole. Lõpuks tükk aega vireleti, tõsi küll endiselt riigi tiival, eks ole, aga praegu milline kool? Kõik on valmis, me vist ei teagi enam koledaid riigikoole peaaegu, kuskil võib-olla seal veel natukene midagi on. Kas see mõte iseenesest, et arutada ka nii radikaalset reformi on teil läbi pea käinud või see on nüüd asi, millega te ei tegele? No, mingil määral ju tegelikult see 3 miljonit, mis nüüd koalitsioonilepingusse maakoolide jaoks sisse kirjutatud, kaudselt ju seda tähendab, et riik rahastab maakoole teatud siis kriteeriumite alusel, mis ta muud on, et riik võtab selle raha ära, kui kohalik omavalitsus mingid maakoole tahab kinni panna, et tegelikult ta mingil määral seda tähendab. Ja 3 miljonit on liivapuru ju. No me teame, et mõne kooli puhul sulgemise otsuse taga oli 37 000 või 62 000 eurot, mida ma siin meenutan, ja kui me jagame... Kuidas? Valda ei maini siia juurde, eks? Ma tean ka väga hästi, ka Saaremaa näite ma tean väga hästi, mis tähendab näiteks 3. astme või kogu esimese 4 astme sulgemine kohaliku omavalitsuse eelarvesse, kui arvutada juurde transpordikulud, arvutada juurde karbikulud, et summad tegelikult ei ole meil miljonites. Ja kui me räägime 3 miljonist ja näiteks 60 koolist ja 50 000 kooli kohta iga aasta kindel siis tulu riigi eelarvest, see on oluline siis nagu ütleme motivaator nii kogukonnale kui ka kohalikule omavalitsusele. Madis, ütlesite, et teil on hea ülevaade sellest, millistes oludes meie väikekoolid töötavad. On teil ka pilt sellest, kui palju on ebamõistlikke majalahendusi meil? On teil selline tabel, mida teinekord ei lauale lüüa? Väga palju on, aga mina ütleks, et tegelikult karpide taha praegu Eesti siis maakoolide sulgemine ei jää. Et ma toon näite 14 õpilast koolis, kool on ehitatud 240 õpilasele, aga see ei ole probleem. Seal samas majas on ainuke selle piirkonna söökla, seal on ainuke raamatukogu, seal on ainuke spordisaal. Omnivapaki automaat. Jah, täpselt seda loetelu võiks jätkata, et see ei ole selle taha midagi ei jää, et need katusid ei aja vett läbi, lastel on seal soe olla. Jah, ta on nii-öelda old school ja vana kool veel nii-öelda nõukogude aegne, aga mina ütlen, et enamik Eesti koole võiks vabalt veel 5-10 aastat samades karpides olla, kui riik annaks nendele õpetajate palga, annaks selle nii-öelda elementaarselt, seal oleks hea haridus tagatud, aga see nii-öelda viimane disain ja need viimased nii-öelda moeröögatused, mis meil koolidest tulevad, mis kindlasti on väga head, need ei ole nagu need määravad. No hea küll, ma tõin selle ketsi näite ju provokatsiooniks siia, et me võime ju mõelda siin tuliselt, et sööme kartulikoori edasi, pole neid ketse ka vaja, laseme palju jalu ja siis ongi linnlastel jube lahe vaadata, et maakad panevad mööda pori ringi niimoodi rahulikult. Aga sellel on ju tegelikult teine alatoon ju ka. Standardid linnas muutuvad meeletult.
see, missugused koolid siin Tallinnas juba on ja mitte ainult Tallinnas, ka Tartus on ilusaid koole ehitatud ja teistes linnades ka. Kui me hakkamegi ütlema, et kuskil lastaksegi ketsides ringi, aga meil on spa, meil on restoran, meil on 4 valikut sööki, aga me elame siin kuskil mingisuguses higises korteris. See annab ju tegelikult maale veel tingema signaali. Madis, ma tahan ja siis kohe valma. No me näeme, kuidas praegu ehitatakse ümber juba neid avatud kontoreid ja mis olid ka suur moeöögatus ja kui hea pidi oleme seal tööd teha kõigil ja kuidas neid tehakse. Et ma arvan, et tegelikult need vanad koolihooned on ka väga suure väärtusega ja olgu nad Nõukogude ajast või Eesti ajast, siis esimesest Eesti ajast, et tegelikult seal on omamoodi seda, mida mina ütlen, et see kool, kus mina käisin, sisuliselt seal on väga vähe muutunud seal 40 Teised aastaga. poisid käisid Tallinnas kõik. Aga ma ei ütle, et see oli nagu kuidagi takistuseks või ka praegu seal õppivatel lastel on see kuidagi takistuseks, et tal ei olegi kõike neid viimase aja trende, mis koolihoonete juurde pannakse, et seal saab väga hästi õppida. Oluline ongi see, mida ka siin kuulsime, Kindluse kooli direktor rääkis, et hoopis teistest väärtustest põhineb. Oluline, et seal on olemas hea meeskond, lapsevanemad tulevad kaasa, lapsed saavad hea hariduse ja see karp seal ümber, mina julgen jätkuvalt öelda, see on teisejärguline. Seda ütles meie kultuuriminister ka, et liiga palju raha läheb betooni. Kas see on tegelikult siis sõnum, et vastupidi, ärgem kiirustagem siis standardi vahetusega, et võib-olla meie omavalitsused võtavad liiga kergekäeliselt uute koolide ehitust ette, et saaks vannades hakkama küll. Kas see oli see sõnum? No, kui on valida, kas kool panna kinni sellepärast, et ta ei vasta mingitele standarditele, siis need standardid tuleb edasi lükata. No, ma võin siin vastata, et ma olen Kindluse koolis käinud ja Ida-Virumaa delegatsiooniga ja siis pärast seletasin Ida-Virumaa rahvale, et nüüd püüdke 6 aja jooksul unustada kõik see ära, mis te nägite, sellepärast, et nüüd selle riigi investeeringu reeglitega sellist kooli ehitada ei saa, sest kõik see on võimatu, et see on tunduvalt nagu minimalistlikum ja ei ole mõtet ennast petta, aga nüüd kuna sa kasutasid jälle märksõna nagu linnaelu standard, siis ma kasutaks võimalust anda keerukust juurde, nimelt sellega seostub veel huviharidus ja see on ootamatult või üllatavalt kõrgel kohal elukoha valikus. Ja kunagi aastaid tagasi, kui sai tellitud Lääne maakonna analüüs, siis seal lausa tõusis esimesel kohale koolidest kõrgemale just huvihariduse olemasolu ja see paraku on nagu ootusena üles ehitatud just linnastandarditele vastavalt ja siin tuleb ühelt poolt nagu kogu ühiskonnaga mõtelda läbi, et mis on siis mõistlik, kas see, et nüüd iga nädal vahetad siis trenne, katsetad, proovid ja muid huvitegevusi ja ikkagi, mis on siis nüüd see, mida maal saab pakkuda, kui me räägime väiksest koolist, mis selle juurde, mis nüüd sinna võrgustikku kuulub, et see on selgelt praegu üks põhjus, miks kolitakse, tean ise palju tuttavaid, sellest räägitakse hästi palju ja ka küsitlused räägivad sellest, et see tuleb läbi mõtestada ja võib-olla ka ühiskonna nagu arusaamist tervemaks muuta, sest et siin on tekitatud selline väga ebamõistlik ootus just selle linnaelu standardide kohaselt. Valla, kui sa nõus oled, siin on ju ka omad riskid, nii palju kui ma tean, siis Iisaku rahvas siin kindlasti on esindajad ka, hakkas ka vahepeal mängima liiga palju vist korvpalli. Ma saan aru, et siis hakkas ikka õpitulemused langema. Et need asjad kuidagi pidi hakkavad nagu üksteist ka segama, et selle mõistliku tasakaalu leidmine jälle, kas see peab jääma omavalitsusele või peab see olema ühe täiendava reglemendi koostamine, kuhu me siis saame kukkuda selle tasakaalu otsimisega või peab jääma ikkagi omavalitsus? No kui siin täna on selline mõistete lahti arutamine, et siin Tiiu on siin väga põhimõttelisi asju, siis ka see, mis on see huviharidus ja mida me sellest mõtleme, et kui palju me oleme seda nagu teadvustanud, äkki tasub ka seda hakata lahti arutama. Ja, no lapsevanemad ikka mõtestavad selle asja ära. Ma nägin Viimsis korraldati terve suur konverents teemal, mis on huviharidus ja nii edasi. Poliitikuid seal väga palju ei olnud, aga seal olid kohalikud inimesed ja seal oli kohe näha, et jalgpall sööb lõviosa, siis tuleb hästi palju tühja maad ja siis tulevad kõik ülejäänud asjad. Et sellepärast ma olengi natuke skeptiline, et see panus, mis näiteks siia Avinurme antud on, mulgas ka see klaver, ma saan aru, on tulnud ju suuresti Lauri Väinma angažeerimise tulemusel. Ehk siis on inimesed, kes natuke teevad rohkem, kui ühiskond neilt ootab siin tänasel päeval, et kas selline abi on üldse märgatav, et kas on väikesel kohal lootus ka millegi ilusama kui jalgpalli külge, vabandust teada, siin on küll endine jalgpallikohtunik, kellel ma teen nüüd väga kõvasti haiget, aga millegi nagu sügavama külge, kui seda on sport, kuidagi pidi jääda, et kus see hoovakene on? Ma laiendan see küsimust Kristinale, sest see ei olnud väga konkreetne küsimusena. Ma lihtsalt tunnen tuttavaid muusikakooli juhte, nende hulgas siis ka Pärt Tarvas, kes on
Viru-Nigula vallas 2 kooli juhatab ja täpselt samamoodi siis Lauri Väinma siin Mustvees, et nad näevad, et huviharidus on jäetud täiesti soiku, igasugune rahaline tugi riigilt on nullilähedane sisuliselt, et kui nüüd valla tõstis selle teema üles, kui oluline 2 koos hoida, siis kuidas seda sümbioosi näha? Ma ei ole päris nõus, et riigi tugi on nullilähedane, sellepärast et huviharidus on kohaliku omavalitsuse vastutus 100%. See juba tähendabki, et on nälg. Ja, aga riik rahastab alates aastast, ma nüüd ei mäleta, mis aasta oli, riik rahastab iga aasta ju lisaks veel 10 miljoniga omavalitsuste huvitegevust, ehk siis see toe lisaraha riigilt juba tuleb juba pikemat aega, selles mõttes, et see on täitsa olemas. Et mina tegelikult nägin nii Metsküla koolis kui Rõuge vallas 2 väikeses koolis, kus ma käisin, nägin seda, et lisaks sellele, et seal on väga uhked koolivõimlad ja saalihoki ja korvpalli võrkpallitrennid, oli seal ka muusikaring ja muusikarühm ja tegeleti pärimusmuusikaga ja lapsed mängisid pilli ja tegelikult oli see kohaliku kultuuri ja kogukonna kultuuri hoidmise asi, et me ei saa ju eeldada, et väikeses koolis, kus on 20 last või väikeses vallas, kus võib-olla õpib põhikooli tasemel üldse 200 last kokku, et meil on üks hästi kõrgetasemeline muusikakool, väga oluline selle kogukonna puhul on ikkagi ka see kohapärand kultuuri hoidmine ja seda ma nägin Rõuges väga palju. Need koolid, need väikesed külakoolid tegelesid väga tugevalt selle pärandkultuuri hoidmisega ja kui me nad kinni paneme ja teeme ainult Võrru, eks ole, suured linnakoolid, siis ega see pärandkultuur hajub seal ära ja kaob seal ära. Et sellel maakonna koolil või maaküla koolil on ikkagi ka selle pärandkultuuri hoidmisel ülioluline roll ja see huviharidus on selle väikese maaküla kooli juures just see, mis seda pärandkultuuri seal hoiab. Aga see ongi ju see probleem, kus me täna tegelikult oleme ja inimestel on hirm on ka siis, kui kool toimib. Kui kõik on justkui hästi, Metsküla esindaja tõi välja, et nende koolis tehakse juba 3. filmi, loomulikult sulgemisfilmi, eks ole. Mõelge, mis tunne on nendel vanematel, kes täna veel riskivad sellega, et 1. septembril ehk saab oma lapse sinna kooli pista. Et äkki te olete nii kenad ja kirjeldate ka seda, et kuidas võib üks väiksem maakool, kelle eest me täna siin seisame, kuidas ta võib nagu tunda ennast sellena, ma tegelikult juba olengi kohal, ma juba olengi täna tegelikult tubli kool. Et ma ei peaks nagu mõtlema kogu aeg sellele, et kes ma siin olen ja mingid linn ja abstraktsed linnas on ka jubedaid koole ja enam kui jubedaid koole, kus eesti keelt ei tulegi ja hommikul räägiti ka sellest, et Mustvee vene koolist ei tule eestikeelseid noori, mis on väga karm, on ta linnakool või mitte, aga suurema koha kool ikka. Madis, kuidas tunneb üks maakool ära, et ta juba on tegelikult päral või väga lähedal sellele ideaalile? Ma kõigepealt kommenteeriks seda, et me ise läheme ka selle sama arutelu lõksu, mida väga paljud kohalike omavalitsuste siis endised juhid või ka poliitikud on kasutanud, et me ei saa maakoolides pakkuda piisavalt huviharidust või et seda kvaliteeti ei saa sellisel kujul tagada. See ei ole küsimus. Küsimus on selles, et lähim suur keskus üldiselt igast maakoolist tasub võib-olla 20 kilomeetrit, mõnel puhul 30 kilomeetrit, see kõik on korraldatav. Ma olen nõus, et muusikakoole, kunstikoole, spordikoole me ei saagi igasse maakooli juurde rajada. See on korraldatav, samamoodi see karbi teema. Et mina ei ole nõus nende aruteludega, et jätkuvalt algkool vähemalt 6 klassi igas tänases maakohas, kus kool on, riigi täiendava rahastusega on võimalik ja ei ole vaja pugeda nende huviharidustega, karbikuludega, nende asjad taga, et ma olen need kõik etapid, siin paljud inimesed on kõik need etapid läbi käinud juba aastate jooksul ja kogu aeg ühed samad argumendid. Te ei suuda tagada piisavat huviharidust, teie maja on ebaratsionaalselt suur ja siis me jälle kulutame selle aja ära ja tegelikult on probleem väga lihtne ja ühene. Madis, te ju teate, et üks suuremaid või kõige mõttetumaid õpetajate lehekuulutusi on see, et otsin 0,2 koormusega maakooli mingisugust spetsialisti. Ehk siis kuidas me lahendame siis selle, et meil on vaja sinna, kellel ei ole väga palju tööd sellel inimesel. Kuidas me saame, kas me viime ta bussiga siis sinna, nagu siin üks teine projekt psühholoogilise tarkusega püüdis siin Eestimaal teha. Mis see lahendus siis on? No üks lahendus on koolide vaheline koostöö ja siin on üks eelis sellel, mida suuremad on vallad, et siis on seda võimalik ühe valla siseselt teha, erinevalt 2 valla vahelist kokkulepet, et üks õpetaja töötab 2 vallas, aga 3 koolis, see on kindlasti võimalus. Ja teine on see, et ma arvan, siin on väga palju täna ka koolijuhte, kes tegelikult on need ilusasti need lahendused kõik leidnud ja me räägime veel kord. Mina jään alati kinni võib-olla liiga palju sellesse kuni 6. klassi ehk esimesed 2 kooliaastat, kus tegelikult klassiõpetaja
ja ka aineõpetajad suudavad anda väga heal tasemel kõik need vajalikud ained ära. Jah, 3. kooliaste gümnaasium on teine teema ja seal me enam nii ei saa, et üks õpetaja teeb täiendavaid koolitusi ja siis ta suudab anda võib-olla 3-4 ainet, aga nii-öelda esimeses 2 kooliastmes ma ei näe, et seal oleks probleem. No räägitakse ka sellest, et liidame 0,2 pluss 0,2 ja saame 0,4 juba ja õpetaja muudkui pendeldab mingisuguste koolide vahet. Õpetaja tahab tegelikult stabiilsust, ta ei taha väga olla selline taksojuht ühest kohast teise. Kuidas ta saab oma koormuse kätte? No see on Klassilises koolis on see vähem probleem kui põhikooli 3. astmes, kus on vaja füüsikat õpetada ainult 7., 8., 9. klassile ja seal seda koormust ei tule, kui klassid on ka väiksed, et see, mis Madis püüdis öelda, 6-klassilises koolis on klassiõpetaja, kes enamus aineid esimesest klassist ära annab, seal teises kooliastmes tulevad üksikud aineõpetajad tegelikult juurde, et seal on õpetajal täiskoormust võimalik ikkagi saavutada ja see on see rahastusmudeli mure on olnud see, et pearahapõhine rahastusmudel ei taga talle täispalka tegelikult sellele õpetajale. Et see on see, mida me praegu lahendama läheme, aga ma tuleks selle küsimuse juurde, mis sa küsisid, Märt, et kuidas anda nagu seda identiteedi enesekindlust täna nendele maakoolidele on see, et see, mida mina olen nüüd näinud oma poolteist kuus, ma tahan 1,5 aasta, tunne on küll 1,5 aastat, aga 1,5 kuud ametis olnud aja jooksul on see, et need väikeste maakoolide kõige suurem tugevus on see, et iga laps on nimeliselt arvel ja nad teavad täpselt, kuidas ta õpib, kuidas ta ennast tunneb, milline on tema sotsiaalne keskkond, milles ta eksisteerib ja väljalangemine või äravajumine nagu hariduses on nagu kordi ja kordi väiksem. Et see on ka teiste riikide kogemus olnud, et nii pea, kui sa selle kooli tee pikemaks teed, nii pea need 7., 8. ja 6. klassi poisid aina harvem sinna kooli jõuavad, eks ole, ja varem või hiljem nad sealt koolist nagu välja langevad. Et see väikekoolide tugevus seisneb selles, et haridussüsteemist välja langevus nende puhul ja ärakadumine ja hariduse lünkade sisse tulemine on kordi väiksem võrreldes suurte koolidega, kus sa ei jõua kõigi hariduslünki ära mõõta. Suurtes koolides jällegi on tekkinud juba terve galeriid, kus on väga palju uksi, peale on kirjutatud psühholoog number 2, psühholoog number 5, logopeed number 5, eripedagoog, HEV-spetsialist, nii edasi, mina ei tea, kes seal kõik on. Neid otsitakse ka 0,2 koormusega, no kurat ei tule kuidagi seda koormust täis. Mis me nendega teeme? Neid täna jagatakse ikkagi maakoolides mitme kooli peale, terve valla peale, et see on see tugispetsialistide keskus, kus töötavad logopeedid, eripedagoogid, sotsiaalpedagoogid ja need on ikkagi mitme kooli peale. Et see ei ole see, et see logopeed peab... Kuidas? On see õigustatud, see süsteem? See toimib paljudes valdades ja toimib väga hästi. Ei, selles mõttes, et see ei ole ju mõistlik, et sa igasse kooli võtad 0,2 kohaga erineva inimese. See on ikkagi üks inimene ja ta teenindab seda kooli piirkonda, sama logopeed. Tal on ju vähe lapsi, tal ei ole ju seda massi taga. Et ta suudab teenindada tegelikult kogu seda kooli piirkonda ja teenindada väga hästi. See on Viljandis, on see väga hästi tööle asunud mudel. No paljudes koolides leitakse kõige parem psühholoog on koolitädi, kes tegelikult teab üldse, mis inimestel viga on, sest kui mingisugune inimene tuleb peale visiidile või vastupidi, sõidetakse tema juurde keskusse, siis ei teki usaldussuhet. No, märkamise küsimus on see, mis väikekoolidel on tugevus, ehk siis nad märkavad neid lapsi rohkem kui nendes suurtes koolides ja võib-olla seda psühholoogi ja eripedagoogi või sotsiaalpedagoogi on seal ikkagi oluliselt vähem ka vaja, sest õpetaja märkab. Sest tal on neid lapsi, kellega ta individuaalselt saab töötada, on ju vähem. See on ka arusaadav, et kuidagi tuleb see asi tõesti lahendada. Kristina, ma kujutan ette, et see Lääneranna lugu on nüüd nii tuttav, et ma lasen nüüd maalida pildi sellest Lääneranna vallast. Kuidas seal võiks ideaalis toimida, nii et me ei pane neid koole kinni, niimoodi, et oleks ka rahaliselt see kuidagi mõistlikult jagatud. Kas on selle aja peale tekkinud niisugune hea visioon või illusioon, nagu Aivar ütleb? Lääneranna vald on hajaasustusega vald, hästi suurel territooriumil olev hajaasustusega vald ja minu arust see koolivõrk peaks seal koosnema ikkagi nendest hästi tihedalt olevatest 6-klassilistest koolidest. Et kui me räägime kõigist nendest Varbla, Koonga, Lõppe, Kõmsi, Vihula, Virtsu, Metsküla, et 6-klassilisi koole on hästi tihedalt vallas kodu lähedal ja see Lihula võib ju olla siis see põhikooli aste ja gümnaasium iseenesest Lääneranna valla puhul on tõesti ka küsimus, kas seda, sellepärast, et teised gümnaasiumid asuvad väga kaugel. 60 kilomeetrit on Haapsalusse, 60 kilomeetrit on Pärnusse, et võib-olla seal Lihulas peaks tõesti olema gümnaasium. Aga see, et pannakse neid
ümberkaudseid väikeseid koole kinni ja öeldakse, et jääb ainult 2 kooli pluss siis see Lihula nii-öelda suur torn, et noh, ma arvan, et see ei ole mõistlik lahendus sellises vallas, kus maa on hästi suur, territoorium on hästi suur ja hajaasustus on nagu tema omapära. Ma tuleks tagasi nende 0 juurde, mis sa siin enne nagu üles tõssid, et ajaloolasena tundub, et see aeg seisab kangesti paigal, sest veerand sajandit tagasi rääkisime täpselt nendel teemadel ja hakati üht-teist ka tegema. See on seotud nüüd ka ju kõrgharidusega. Et klassiõpetaja ettevalmistus läks 4 klassi pealt 6 klassi peale, mis on nagu väga oluline. Nüüd jäi see 0 teema 3. astmesse. Selleks algas mitme aine õpetajate ettevalmistamine. Tegelikult, kui nüüd turgu jälgida, siis need mitme aine õpetajaid väga ei ole. Et see ei ole väga käima läinud. Samal ajal on ta üks võtmeküsimusi meil. Ja liiga vähe me tegeleme analüüsiga, et miks mõni asi ei lähe nii, nagu me ootasime, eeldasime, mis need takistused olid. Ma arvan, see on sageli see kõige olulisem võti, et õppida protsesside jälgimise pealt, mida teistmoodi teha, kuidas juba alustatud asi paremini käima lükata, et me oleme neid samme juba ammu teinud. Ja nüüd tuleks vaadata, et äkki on vaja mingit remonti või et need võtmed on leitud tegelikult. Nad tuleb paremini keerama panna. Kristina, ma toon ühe punkti veel sisse, et mis minu meelest külvab hariduslikku ebavõrdsust ja puudutab ka maakoole. Kui mõni Tallinna tippkool tahab võtta noori vastu, siis nagu teada on tal jalaga segada neid noori inimesi ja ta saab jätta rahulikult mis tahes kaalutlustega kellega ukse taha ja ta ei pea kommenteerima seda kõike. Paljud koolid on võtnud ka mingisuguse loogika, et nad võtavad lisaks vastu ka inimesi, kes esimese pilgul nagu ei peaks kuidagi harmoneeruma, et küll siis võetakse keegi puudega inimene näiteks. Ma tean, et vist on siis Vanalinna hariduskolleegiumil on selline komme, näiteks ka Prantsuse lütseum võtab siis inimesi, kes võib-olla väga hästi ei õpi, aga neid on väga doseeritud ja täpselt niisugune arv, et need noored suudavad integreeruda. Maal on sageli koolid, kus tuleb kõik vastu võtta. Ja me oleme siis tuleb veel õnnelik olla, et nad ikkagi tulid, eks ole, siia. Me oleme nüüd siin natuke hakanud rohkem olema mures eesti keele pärast ja kui ma eksi, siis ka teie kirjutisest sai välja lugeda, et olete sellega nõustunud, et eesti keel on sattunud löögi alla. Kuidas me hakkame lahendama seda probleemi, kui õpilasi justkui on, aga pagan eesti keeles ei saa õppida tunnis, sest lihtsalt läheb suurem aur selle peale, et inimesed õpivad keeles esimesi sõnu. See küsimus on nüüd selles, et kui kooli tuleb väga suur hulk muu kodukeelega lapsi. Nimetame neid siis nõnda. Jah, selle probleemi ulatus on tegelikult ainult teatud omavalitsustes, et me räägime ju väga väikesest hulgast omavalitsustest, kus on surve vene kodukeelega laste poolt eestikeelsesse kooli. Vallo omavalitsus Jõhvis, eks ole, on see surve, Ida-Virumaal eriti. Need väikesed Eesti koolid Ida-Virumaal on väga suure surve all, sest vene kodukeelega lapsi tahetakse sinna kooli panna ja tõenäoliselt tuleb see surve ka Tallinna koolidele. Ehk siis, et kui ametlikult kõik koolid lähevad eestikeelseks, siis ma saan venekeelsest lapsevanemast täiesti aru, et miks ta peaks valima selle nii-öelda jumal teab, kuidas eesti keeles õpetava esimese klassi, kui ta saab panna päriselt eesti keeles õpetavasse esimesse klassi oma lapse, eks ole. Et seal tuleb see surve ja minu seisukoht on algusest peale olnud, et me ei saa teha seda olukorda, kus eestikeelne klass ujutatakse muukeelsete lastega, kes ei valda eesti keelt üle. Seda ei saa olla, sellepärast, et see ei toimi kummalegi poole positiivselt. Et peab ikkagi olema need lapsed, kes ei valda eesti keelt kooli minnes, ei saa õppida suure hulgana samas klassis, kus on eesti keelt emakeelena õppivad lapsed. Koolis, Kiviõli koolis on see sama juhtunud, direktor käis mul koolis ja äärmiselt väga murelik. Ja see on juhtunud Kohtla-Järve Järve koolis, see on juhtunud Jõhvi Eesti koolis, aga seal on vaja eraldi klassid luua sel juhul nendele lastele, kelle kodune keel ei ole eesti keel ja kes ei valda eesti keelt, sest nad peavad õppima teistsuguse metoodikaga, nad ei saa õppida täpselt sama metoodikaga ja sama tempoga. Eraldi klassid tuleb teha ja selleks on täna raha eraldatud, et selles mõttes on selleks täiesti eraldi rahasüsteem, et luua eraldi klassid ja eritoega õppe nendele lastele, kes ei valda eesti keelt. Mis tähendab seda, et kui need klassid on loomata, siis omavalitsus on leidnud hea põhjuse seda mitte teha. Kui need klassid on loomata, siis on pedagoogiliselt väga vale samm. Kas nüüd jälle vaatab minister kõrvalt, kergitab käsi, et raha ju on? Ei, selles mõttes, et minister ei vaata seda kõrvalt, minister tegutseb, selles mõttes me Tallinna linnale ütlesime, et ei saa niimoodi klasse komplekteerida, et opite venekeelsed lapsed, kes ei valda eesti keelt eesti klassides, seda ei tohi teha. Te peate looma eriklassid selleks, et nad saaksid õppida spetsiifilise eestikeelse metoodikaga. Tallinn on riik riigis, kas midagi muutus pärast seda?
ei, ma ei tea, no selles mõttes, et vaatame, mis Teid ei huvitagi, mis pärast seda. ei, ma ei tea, mis juhtus, täna ei ole see reform ju veel tööle läinud. Selles mõttes, see kõik hakkab juhtuma 1. septembril 2024. Et praegu on nii-öelda ettevalmistusprotsess ja 2024, nii et järgmisel aastal laseme rahulikult vanamoodi veel, keegi ei saa aru, mis matemaatikas loodusaines räägitakse. ei, järgmisel aastal nad veel jätkuvalt õpivad vene keeles oma koolis. No ma räägin just nimelt nendest koolidest, kus eesti ja vene lapsed on juba täna segunenud. Aga need on need Jõhvi, Vallo võib sulle rääkida Jõhvi koolist, kuidas läheb Jõhvi koolis, kus nad on segunenud? Ma tõin seda sama Kivile näite, aga miks mitte kuulata? Ei, aga siin on nagu see probleem, et liiga lihtsalt on alla antud. Tegelikult iga aasta alguses kool peab kehtestama vastuvõtureeglid ja on ju loogiline, et selleks, et teise klassi minna või 4. sa pead nagu olema omandanud eelmise aasta taseme ja klassi taseme kaasa arvatud keeles. Ei ole võimalik minna 4. klassi, kui sa ei ole valda eesti keeles 3. klassi materjali. Tegelikult on see võimalus jäetud tegemata, et tuleb viia nüüd, kui muukeelseid on hakanud tulema palju, ka vastuvõtu reeglitesse täiendused. Need tuleb õige ajal kinnitada, siis nad kehtivad ja on täiesti tagatud turvalisus koolidirektorile, tal on reeglid olemas, omavalitsus kinnitab need, aga millegipärast ei ole väga kasutatud seda kaitsemeetodit. Me oleme siis jälle jõudnud sinna, kus poliitiline tahe või tahtmatus on loonud olukorra, kus lapsed kannatavad. Näiteks eestikeelsed, kes ei saa õppida oma keeles. Kas riigil on siin võimalus öelda omavalitsusele, et pagan, tee ära see asi nüüd? Või on jälle see, kui nad ei taha, siis nad ei tee? Madis? No kindlasti on, et see poliitiline sõnum on ju välja läinud, et riik võtab selle nii-öelda korraldamise või ütleme selle juhistede koostamise enda peale ja olgu see siis eestikeelsele õppele üleminek või maakoolide temaatik, et ma arvan, et see ongi üks riigi kohustus üheselt ja selgelt öelda, et selline olukord emba-kumba siis valdkonnas jätkuda ei saa. Kui omavalitsus seda ei tee, mida ta võiks teha, ehk siis täpsustada ja kinnitada neid eeskirju, millest juttu oli eespool. Mis siis on? No lõpuks on ikkagi võimalik ka riigil ju nii seadusandluse muutuse näol kui ka erinevate siis nii-öelda selgemate suuniste näol seda asja muuta. Et ma arvan, et ei räägiks, kui see poleks väga paljude mure küsimus. Tähendab, kui omavalitsus nüüd vastuvõttu tingimustes, nagu nendes, mida Vallo ütles, mida omavalitsus kinnitab, ei taga seda, et laps õpib sellises klassis, mis talle on jõukohane. Temale ei ole jõukohane õppida eestikeelses klassis, kui ta eesti keelt ei valda. Kui nüüd omavalitsus neid vastuvõttu tingimusi niimoodi sätestada ei soovi, no siis sel juhul tuleb riigil sekkuda ja tegelikult panna see nagu määrusesse kirja, et ei ole võimalik lasta mitte keelt valdaval lapsel õppida klassis, kus ta tegelikult ei saa õppega hakkama. Me oleme kõikide nende koolidega, nii Järve kooliga, Jõhvi kooliga, kui ka tegelikult Kiviõli kooli puhul ma ausalt öeldes ei teadnud, et see probleem nii suur on. Ma lähen sinna reedel, eks ma siis kuulan ära, aga meil on 2 eestikeelset kooli Ida-Virumaal, kelle jaoks see on suur probleem ja me oleme, minu arust eelmised ministrid on sellega väga põhjalikult tegelenud, eraldi raha andnud ja eraldi nagu seda eraldi õpet, venekeelsete laste eraldi õpet soovitanud. Et sellega on tegeletud, ma ei saa päris öelda, et sellega ei ole tegeletud. Kui nüüd ikkagi jätkub see, et ei suudeta tagada lapsele tema võimete kohane õppimine, no sel juhul tuleb siis ministrimääruse tasandil see ära reguleerida. Ma praegu tunnetan seda, et natuke kõlas mulle Tallinna linnaga kohtumisel see ähvardus, et me hakkame kõiki vene lapsi suruma eestikeelsetesse Tallinna koolidesse, et vaadake, kuidas te siis sellega hakkama saate. Et mul jäi küll see nagu kõrva natuke, see riivas kõrva, et kas see on tõesti see praktika, mida Tallinna linn tegema hakkab, aga sel juhul on vaja siis ministrimääruse tasemel kehtestada reeglid, seal vastuvõtureeglid. Kas selline jutt oli uued abilinna pealt haridusalal? No see jutt oli niimoodi ümber nurga, mitte nagu otse, lihtsalt vihjati sellele, et aga lapsevanemad hakkavad nõudma, et nende laps käiks eestikeelses klassis. Et meie ei saa pidurit sinna panna, et meie peame seda lihtsalt aktsepteerima. Et mulle tundus, et see oli nagu selline vihje mulle, et te ise tekitate sellise olukorra, kus ta eestikeelsed koolid ajate nagu üle ääre. Et see on see koht, kus tõesti tuleb nagu silma peal hoida, et seda ei juhtuks. Kristina, et asi selgem oleks, asi lihtsam oleks. Kas see tähendab seda, kui kool on kasutanud võimalust oma õiguste piires toimetada ja omavalitsus on ka mingi allkirja andnud, siis juba täna võib öelda koolidirektor, et sellise keele
tasemega sa minu kooli ei tule. Ei, direktor peab tagama sellele lapsele sellise õppimise võimaluse, mis on temale kohane. Ma toon teile Kehra kooli näite. Kehra koolis õpivad eesti ja venekeelsed lapsed koos, sest venekeelne kool pandi kinni juba 8 aastat tagasi ja tõsteti venekeelsed lapsed eestikeelsesse kooli. Aga samal ajal eestikeelses klassis, kus õpivad eesti lapsed, sinna siiski vene kodukeelega lapsi ei panda, vene kodukeelega lapsed lähevad paralleelsesse keelekümblusklassi. Ja ainult sel juhul, kui nad on tegelikult võimelised ja nad tulevad eesti keeles sellise tasemega, et nad suudaksid eestikeelses klassis õppida. Ja see on pädev otsustamine, sellepärast, et venekeelne laps ei valda eesti keelt vastaval tasemel, temal on eriõppe ja seda peaksid rakendama tegelikult kõik omavalitsused, kellel on selline olukord, kus laps ei valda eesti keelt. See puudutab ka Ukraina lapsi. See tegelikult puudutab ka Ukraina lapsi, keda on meil täna massiliselt. Ukraina laste suures hulgas eestikeelsesse klassi lihtsalt istuma panemine ja nendega mitte tegelemine, sest nad ei saa mitte midagi aru, ei ole õige. Ja palun. Meie kuulajad kangesti tahavad, et me liiguks tagasi maakoolide juurde. Mitte oleksime sealt kuidagi ära läinud. Aga või ma teen ühe täpsustuse siia, et direktor saab küll ütelda ei, kui tal ei ole seda klassi, aga omavalitsus ei saa ja omavalitsus võib luua selle sama direktori koolis selle. No millegipärast ma arvan, et siin Ida-Virumaal on palju omajagu maakoole, keda see võiks puudutada, aga hea küll, mina olen alati rahvateenistuses. Siin oli eraldi, mis mulle kõrvaga öeldi, et maagümnaasiumi teema. Mis meil siis tänane poliitika on? Meil on siin mingisugune hulk koole alles jäänud. Kuidas nendega siis edasi toimetada, Kristi? No see on omavalitsuse otsustada, kas ta seda maagümnaasiumi peab või ei pea. Palun küsige, mis mure teil on seoses maagümnaasiumidega? Palun. Noh, kus see teema siis on? Palun. Teema on selles, et üldine suhtumine kipub olema selline, et maapiirkondadesse sobivad algkoolid, võib-olla ka põhikoolid, aga gümnaasiumiharidus on selline, mis peaks juba kusagile välja poole kolima. Ja selle taustal on natukene ka seda suhtumist, et eks need maapiirkonna lapsed olegi rohkem selline kutsekooli materjal, et gümnaasiumihariduse kvaliteedi küsimus ja tahtjate küsimus ja see üldine suundumus, et eriti nagu selles kontekstis, kus gümnaasiumiharidust tahetakse või ütleme mitte gümnaasiumiharidust, vaid 18. eluaastani õppimist tahetakse kohustuslikuks teha. Üks pool on see, et milline on see soodustamine, et tegelikult ka gümnaasiumiastmed jääksid maapiirkondadesse alles ja teine pool on see, et kui see olukord ei ole soodustatud, siis milline koormus tuleb tegelikult maapiirkondadele lapsevanematele, kes peavad kinni maksma lapse hariduse linnakoolis ja see õpilaskodusid ju Eestis väga palju ei ole või peaks olema soodustatud. Küsimus oli, et mis me siis selleks teeme kõik, et maa gümnaasiumid alles käiks? Ja gümnaasiumiga on küll selline asi, et gümnaasiumis antava hariduse akadeemilise taseme küsimus on midagi muud kui põhikooli või isegi 6-klassilise kooli puhul. Et seal ma olen küll seda meelt, et kuna see on ettevalmistus ikkagi ülikoolist, gümnaasium on ülikooli suund. Ta peaks olema teoreetiliselt ülikooli suund. See, et täna sinna läheb 70% põhikooli lõpetajatest on eraldi teema, et kas peaksid tegelikult 70% lõpetajatest minema gümnaasiumisse või kui suur hulk võiks tegelikult minna kutse omandamise suunas, on Eestis nagu probleem, aga ma saan aru, et seda me täna arutama ei hakka. Pigem on küsimus selles, et akadeemiline tase gümnaasiumi astmes peaks olema see, mis võimaldab ülikoolidesse õppima minna. Ja seal on juba need valikained, seal on palju suurem vastutus ka aineõpetajate kättesaadavus, et see aineõpetaja, kes põhikoolis õpetab, ei pruugi olla parim õpetaja gümnaasiumi astmes õpetama. Ja selle tõttu ma seda meelt olen küll, et gümnaasiume võiks kokku koondada rohkem, et nad oleksid tugevamad ja õpetajaid oleks rohkem ja valikaineid oleks rohkem. Aga kui on selline tugev maakooli gümnaasium ja meil neid näiteid on Eestis, ma ei saa öelda, et kõik gümnaasiumid peaksid olema ülisuured 900 õpilasega riigigümnaasiumid. Meil on ka tugevaid maagümnaasiume, mis on täiesti elujõulised, aga meil on ka sellised maagümnaasiume, kus ma tunnen, et tegelikult õpilase võimalused seal pärast ka akadeemilist haridust saada on ikkagi piiratud.
mis tähendab, et ammugi me ei räägi mingitest soodustustest, vaid kui vald tahab, siis jonnigu edasi, andku nii head haridust kui oskab. Kas nii? Kui on suutlikkus seda maagümnaasiumi pidada, siis ka keegi ei hakka neid kinni panema sunniviisiliselt, kindlasti mitte. Ja ma ütlen, et ma olen näinud neid tugevaid maagümnaasiume. Madis. Ma võtaks uuesti kinni sellest, mis me alguses ka rääkisime, et ikkagi see nii-öelda rätsepana lähenemine, ma tahan täpselt samamoodi kinnitada, mida siin on mõlemad minu kõrval istuvad inimesed rääkinud, et on piirkondi, kus kindlasti maagümnaasium on väga oma koha peal, aga ma tunnistan ka, et on mõned piirkonnad, kus võib-olla tõesti kohalikul omavalitsusel see käib üle jõu ja ta ei mahu ka praegu riigi prioriteetide hulka, kui me vaatame näiteks 1.–6. klassi ja igat maapiirkonda. Aga veel kord, seda tuleb igat piirkonda eraldi vaadata ja kindlasti ei tohi nii öelda, et igas maakonnas on ainult riigigümnaasiumid, kas siis ka näiteks kutsekoolid ja täiskasvanute gümnaasiumid. Kindlasti mitte, et mina tean ühte maakonda, kus ma loodan, et üks maagümnaasium jääb aegade lõpuni. Küsimusest muidugi ei kuidagi kõlama jälle seesama asi, millega tundub, et on vahel vaja poliitikute osas võidelda, aga ilmselt rahvas mõtleb samamoodi, et me jumala eest kuidagi kutsekooli kasvulavaks ei saaks. Ehk siis kutsekooli maine läheb endiselt allamäge, et see on kõige koledam asi, mis lapsega võib juhtuda või? See ei ole, küsimus ei ole selles, milline on kutsekooli maine, vaid küsimus on selles, milline on suhtumine maalastesse ja nende potentsiaali ja selles ka, et kui me nüüd teeme väga konkreetsed nii-öelda kalkulatsioonid ja ütleme, et valik keskkool, kutsekool, keskkool, ülikool, et need ei kahanda inimeste väljavaateid tulevases elus, siis ma ütlen, et gaas põhja, et kui me ütleme, et kutseharidus annab täpselt samasugused võimalused tulevikuks, siis hakkame rääkima sellest, et kõik on võrdne ja vahet ei ole. Riik tagab ilmselt siis riigigümnaasiumi tasemel. Siit küsimus. Ja seoses riigigümnaasiumitega, kus on näiteks see kirjas, et riigigümnaasiumid peavad ilmtingimata asuma üldse linnades? Miks ei võiks näiteks riigigümnaasium asuda linnast eemal? Linnalapsed võivad samamoodi sõita linnast välja, kodust välja, elada õpilaskodudes või leida muu alternatiivse elukoha ja õppida riigigümnaasiumiga kuskil maapiirkonnas. Sest kui me räägime teistpidi sõidutamisest ja asjadest ja maapiirkonna, ütleme ka lapsevanemate sissetuleku kohast, siis last saata kuskile linna, rentida korterid, sõidurahad, toidurahad, taskurahad, võib-olla see käib paljudele üle jõu, kes siin maapiirkonnas elavad. Tooge need gümnaasiumid maale ja las vahepeal sõidavad need linnalapsed ka ja tulevad kodust välja. Aitäh! Paides pidi ka tulema pealinn vahepeal, millegi pärast ei tulnud. No, kes tahab? Lihtsalt see ei ole ainult linnalaste sõidutamine, keda on ju massiliselt oluliselt rohkem kui neid nii-öelda maapiirkonna lapsi, kes gümnaasiumites käivad, vaid see on ka kogu õpetajaskonna sõidutamine, sel juhul ta lihtsalt ei ole ratsionaalne. Aga siin muud vastust ei ole. Et kui sa peaksid kogu õpetajaskonda ka sõidutama, sellepärast, et sa siis peaksid sõidutama mitte 10% koolis käivaid lapsi, vaid 80% lapsi ja veel omakorda kõiki õpetajaid. Et see lihtsalt selles mõttes ei ole ratsionaalne väljaspool linnalist piirkonda gümnaasiumi pidamine. Aga sellega ma olen küll nõus, et see ebavõrdsus kulude osas, mis puudutab perede kulusid gümnaasiumi hariduse peale, kui sa ei ole linnapere, et sellega ma olen täiesti nõus. Ja siis lahendusi ka? Kuidas? Mul ei ole praegu varnast neid lahendusi võtta, ma pean tegelikult vaatama üldse üle, mis see õpilaskodude maht meil on, ma ei ole sellega jõudnud tegelikult päriselt tegeleda. See ilmselt ei lohuta, et Mustamäe on Tallinna suhtes ka perifeeria, nii et rajatigi teine kesklinnast välja. Minu küsimus tuleb asjaolust, et juba päris kaua siit ja sealt tuleb signaale, et kõigi põhikooli lõpetanute jaoks ei ole edasiõppimise kohti. Et ühesõnaga mõned noored ongi justkui määratud jääma põhiharidusega. Neid signaale saab tudengitelt, kelle lapsed ei ole pääsenud edasi 9. klassist ja samas on ka üldteada selline paanika, mis on põhikooli lõpetanute hulgas igal aastal märtsikuus Tallinnas ja peavoolumeediast lugesin sellist väikest teadaannet, et pooltele Tartu põhikoolide lõpetanutele ei olnud Tartu linnas gümnaasiumi kohti. Nad sõidavad Elvasse, Lähtele, Ülenurme,
ja Luunjasse kooli, kus on gümnaasiumid säilinud. Kas selline asi on normaalne? Ja nüüd, kui tõstetakse hariduskohustus 18. eluaastani, siis küsimus ongi, millega me oma kultuurikoja haridusrühmas oleme ka tegelenud. Kas üldse Eestis on kõigile põhikooli lõpetanutele edasiõppimise koht ja isegi kutsekool, see on ka paljudele ju sundvalik, sest see peab lähtuma andelaadist, kutsumusest, kalduvustest. Nii et ei saa, et sinu sünnikoht määrab ära selle, kus sa õppida saad. Ja nendele asjadele tegelikult ju oleks vaja otsida lahendusi. Nii väike rahvas, nagu me oleme, ka soomlased on ju püstitanud sellise üleskutse, et ükski laps ei pea jääma talle sobiva hariduseta ja seda enam see meie väike eksistentsi piiril olev rahvas. Me lihtsalt ei saa lubada, et meie lastel peabki paljudel haridust ja piirduma põhikooliga. Võib-olla mul on kõik valed andmed, võib-olla te kukutate kõik need väited, aga lihtsalt niisugused teated mitmelt poolt tulevad, eriti oma tudengitelt. Ma võin nii palju kommenteerida, et see, et meil Eestis on teatud regionaalne ebakõla on selles, et töökohad asuvad linnades, kõik maalt tahavad kolida linnadesse, et saada motiveerivamat töökohta, teistpidi lasteaiakohti, põhikoolikohti, gümnaasiumikohti meil linnades ei jätku ja keerates nüüd see teistpidi on just vastupidi, et maapiirkondades ma tean väga paljusid gümnaasiumeid ja keskkoole, kus on väga palju siis nii-öelda gümnaasiumastmes õppekohti, sama lasteaiakohtadega, et see ongi see, mis on ka nii-öelda meie ministeerium üks suur väljakutse, vaadates seda ebavõrdsust, kuidas ta on Eestis jaotunud, et kas me saame seda kuidagi pöörata, aga ma olen nõus, et kindlasti ei tohi jääda sellepärast kellelgi keskharidustee pooleli või ta peab suunduma mingile teisele haridusteele tulenevalt sellest, et seal piirkonnas ei ole gümnaasiumi kohta. Ja sellepärast on ülioluline, et see minu jaoks väga tugev nelik on riigigümnaasium, kohaliku omavalitsuse gümnaasium, täiskasvanute gümnaasium ja kutsekool oleksid kõik kättesaadavad ükskõik millisele Eesti asustusüksusele. Ja tegelikult see kahetsusväärne info, mis tuli näiteks Tartu kohta, oli täiesti ebatäpne. Tartus on tegelikult gümnaasiumi kohti, 10. klassi kohti enam-vähem täpselt sama palju, kui Tartus lõpetab 9. klassi lapsi. Probleem on selles, et Tartusse on veel 2 korda rohkem esitanud gümnaasiumi avaldusi kõik lapsed väljaspoolt Tartu linna. Tartumaa, Võrumaa, Valgamaa ja Põlvamaa samamoodi soovivad saada Tartu gümnaasiumitesse ja selle tõttu Tartu linna enda lapsed konkureerivad Tartu linna gümnaasiumi kohtadele kogu Lõuna-Eesti lastega. Ja samal ajal Võru gümnaasiumites on kohti üle, Parksepa gümnaasiumis on kohad üle, Põlva gümnaasiumis on kohti üle, et siis nagu see koondumine Tartusse on ühelt poolt muidugi müts maha Tartu linna ees, sest need on kõik Tartu munitsipaalgümnaasiumid ja Tartu on suutnud hariduse taseme nii kõrgeks viia gümnaasiumites, et sinna tahavad kõik õppima tulla. Aga teiselt poolt on see tekitanud Tartu linna enda elanikele murekoha, sellepärast, et Tartu linna enda lapsed ei pruugi gümnaasiumisse saada ja mul on endal sama paanika järgmine aasta Tartus seisab ees, aga üle-eestiliselt on meil, see vastus on see, et meil on olemas igale põhikooli lõpetavale lapsele tegelikult õppekoht olemas. Ainuke murekoht on meil Pärnumaa, puhtalt selle tõttu, et seal on lõpetajaid rohkem kui Pärnumaa nii-öelda raadiuses olevaid kutseõppe või gümnaasiumi kohti. Et sealt peaksid siis lapsed tegelikult liikuma kuhugi maakonna piiridest välja selleks, et saada põhikooli järgset haridust. Ülejäänud Eestis tegelikult seda probleemi ei ole, et põhikooli järgselt on õppimiskohad olemas praktiliselt kõikidele lastele. No Tartu näide oli ilmekas, Vallo. Ma tahaks öelda, et Tamme koolil küll probleeme selle lati ületamisega ei ole, et lihtsalt tuleb, mina nimetan neid ühiskatseid teadmiste olümpiamängudeks ja seal määrabki ära tulemus ja selleks tuleb teha 9 aastat teadlikku tööd, selleks sa direktor oledki. Aga loomulikult see ülesanne ei ole lihtne. Vallo, kas asi on tegelikult natuke pragmaatiline? Kui õpilane ikka ei taha minna mõnda kooli, mis siin minetatud sai, ärme siis hakka neid uuesti üle nimetama, siis see ongi kõige vahetum hinnang sellele koolile.
No seda peab küsima nende valijate käest, aga ma tahaks nüüd tulla tagasi ikkagi selle gümnaasiumi teema juurde, et vot jälle läks mälus nagu ajalukku rändama mõte, et kui sai oldud nendes töörühmades, kui me kujundasime puhta gümnaasiumi mudelit, siis me ikkagi olime nüüd selle rätsepatöö võimaldamise loogika juures. Riigil kipub nii olema, et kui lõpuks seadus valmis saab, siis on ta nüditud selliseks mustvalgeks skeemiks. Nii juhtus ka gümnaasiumi puhul, et me nägime ette, et selleks, et ta saaks olla lähemal, et kuskil tulevad nüüd need rahalised ja need valikud, aga et ta saaks olla lähemal, et seadus võimaldaks, kui on koha peal vajadus integreerida 3. aste sinna, nimetame progümnaasiumiks, kui on vaja, siis mõned kutsekooli erialad. Selleks peab olema jälle kutseharidus ja üldharidus ühes seadus õigusruumi, siis on seda lihtsam teha, praegu nad on eraldi. Et me nägime väga paindliku süsteemi, mille abil on võimalik koha peal miksida seda oma rätsepatööd. Loomulikult siingi tuleb piirid ette, aga see võimaldas ideaalis oluliselt lähemale tuua. Loomulikult vahepeal juhtus veel üks asi, et minister Aaviksoo ajal, et sul oli kunagi selline eelkäi, et kuni temani oli gümnaasiumi astme nagu täitumusnorm, et õpetaja palgaraha saaks täis pearaha 22 õpilast. Ta viis hüppeliselt 32-ni, mis pani väga ränga hoobi just maagümnaasiumi astmete võrgule. Teiseks nüüd see ressurss, mis oli valikainete jaoks, ka seda ta vähendas oluliselt. See tähendas, et ainuke võimalus pakkuda palju valikaineid oli tagada palju paralleele. Kool pidi minema koheselt ka suuremaks, paralleelide arvud suuremaks, et 2 asja korraga. Et ta oli väga uhke, et palgad, samal ajal tõusis õpetajate palk, et ta ei pidanud üldse palgaraha juurde küsima, aga selle ökonoomia arvelt tuli ja see paraku see ökonoomia tuli, nüüd palgaraha tõus tuli siis maagümnaasiumite võimalikkuse vähendamise arvelt. Palju seda teemat võiks juba huvitav edasi minna, meil on üks väikene takistus tekkinud vahepeal, meie aeg on hakanud otsa saama. Ma pean ütlema, et kui see tekst lahti kirjutada, siis siin on omajagu, millest kinni võtta ja üsna vahvaid lubadusi ka. Teeme niimoodi, et 2 kätsid tõusis, ma täpselt 2 inimesele siin sõna saangi veel anda, ma tulen teie juurde, vabandust, ja palun küsige. Aitäh, mina olen Piret Islar ja mina olen ühe väga erilise kooli direktor, viimaseid päevi Porkuni kooli direktor. Porkuni kool on riigikool ja seal õpivad väga erilised lapsed. Ja minul juhina on dilemma, kas meid on vaja erikoole, sest meil on kaasav haridus, kuhu lähevad erilised lapsed õppima, kas ka neile on kutsehariduses ruumi, kohta, 1. taset, 2. taset, sellised mõtted. Andke mu kooliperele teadmine, et meid on vaja, seda küsin. Kisub ministriks, vasakpoolseks kaldaks. Ei, minu tunnetus on see, et selliseid koole on vaja. Et ka selleks, et ka põhikooli järgselt näiteks, isegi kui meil on see kaasav haridus, siis meil põhikooli järgselt oleks sellistel lastel ka võimalus edasi haridussüsteemis olla, edasi õppida, aga ka tegelikult põhihariduse saamiseks. Et ma olen ise olnud Tartu Masingu kooli hoolekogus ja olen selle kooli kaudu tihedalt kokku puutunud, et ma olen üsna veendunud, et selliseid koole on vaja. Üsna veendunud. Selle kooli vajadust ju tegelikult ei seatudki küsimärgi alla, mis neist edasi saab neist toortest. Ja seda ma ei oska täna. Ma ei ole jõudnud veel selle teemani. Ma tuletan igaksuks meelde, ma olen olnud täpselt 1,5 kuud ametis. Ma mõtlesin, et te olete terve elu valmistunud selleks. Ma võin lisada, et ka Masingu kauaaegne direktor Tiina Kallaus väga muretses selle eest, et nüüd see võimalus lõpetajatele oleks, aga see on väga oluline valdkond, millega tuleb tegeleda. See on väga tõsine teema, aga Tondi kool näiteks, mis ehitati ju täiesti pööraselt kihvtiks kohaks, neil see mure ei ole kadunud. Mis sellest lastest edasi saab? Nad vaatavad pisar silmil, kuidas laps lõpetab kooli ja mõtlevad, et mis siis nüüd saab? Algab taandareng, sest neil on täpselt 2 valikut kutsekoolist, kas minna kokaks või mis see teine oli. Ja palun. Tervist, et tahaks küsida, et kui tõsine on tänasel valitsusel muuta keskharidus kohustuslikuks ja kui see on tõsine, et millal see siis võiks realiseerida, et see tekitaks meil Ida-Virumaal gümnaasiumis defitsiidi. Ei ole plaani teha keskharidus kohustuslikuks,
vaid on plaan kehtestada õppimise kohustus põhikooli järgselt, kohustus õppida kas keskhariduse omandamiseni või kutse omandamiseni. Et kui me räägime tegelikult ka nendest erilistest lastest, siis see keskharidus oleks justkui nagu ühesugune standard kõigile. Tegelikult ei pea olema ühesugune standard kõigile põhikooli järgselt. Et keskharidus on lihtsalt üks standard, aga neid standardeid on väga palju veel, mida on võimalik põhikooli järgselt omandada. Ja see on see, mida me praegu välja töötame, ehk siis, et meil on põhikooli järgsed õppimisrajad erinevatele lastele, on akadeemilise gümnaasiumi rada, on rakendusliku gümnaasiumi rada, on kutse erinevate astmete rada, on erivajadustega lastele kutseõpperada, mis ei pruugi üldse olla kutsehariduse rada, vaid on kutseõpperada. Ja siis on veel ka vaheaastad, kus lapsed saavad vaheaastal tegelikult olla küll haridussüsteemis sees, aga nad otseselt ei ole mingi standardi järgi õppijad. Et Soome rakendab neid vaheaastaid päris palju, et neid individuaalsed õpiradu peab olema põhikooli järgselt palju, mitte lihtsalt, et sul on 2 varianti, kas sa lähed kutsekasse või sa lähed keskkooli. Kõik lapsed ei mahu lihtsalt selle 2 valiku sisse ära. Ja see on see, mida me praegu välja töötame ja see peaks loodetavasti looma selle olukorra, et kõikidel lastel põhikooli järgselt on õpirajad olemas, ka nendel erilistel lastel ja teiseks see, et kutsehariduse osa tugevneb selle tulemusena, et ei ole niimoodi, et kõik pressivad ainult gümnaasiumi suunal sellepärast, et sealt edasi on ainuke viis haridust edasi omandada. Et meil peaksid need õpirajad olema ikkagi palju mitmekesisemad, et see on see suund, kuhu me läheme. Andres Arrak ikka armastas välja tuua, et 78% Šveitsis põhikooli lõpetajatest läheb kutseharidusse Šveitsi-suguses riigis. Ma ei tea, mis see tänane protsent on, aga ta ehk ei ole suurusjärgu võrra muutunud. Aivar, sa oled hoolikalt vaadanud, mis on netis toimub, üks küsimus ka siit. Kõigepealt üks soovitus netist, mis ütleb seda, et riigi juhtimine ikkagi võiks olla tõenduspõhine, liikuda sinna suunda ja selle juurde siis tegelikult on nüüd küsimus, mida on mitmelt poolt tulnud ka, et pearaha koefitsient, aga tegelikult on olemas, eks ju, et see ei ole kuhugile kadunud. Võib-olla paari sõnaga kirjeldate, et mismoodi see on praegu, see toimub. Et osa on olnud nagu jutud, et see oli vahepeal ja siis kadus ära. Tegelikult on ikkagi praegu olemas. Madis, jah, et nii-öelda regionaalsuse komponent õpetaja palgas on jätkuvalt sees. Lisaks on veel olemas siis tagamaalisuse koefitsient tasandusfondi valemis sees. Ehk Eestis on teatud nii-öelda järeleaitamised siis läbi täiendava rahastuse maapiirkondadele või siis hajaasustusega piirkondadele, aga selgelt see ei ole piisav, pluss seal on ka väga suured anomaaliad sees seoses sellega, et need koefitsiendid põhinevad ennem ühinemise aega ja ühinemisega läks see pilt täiesti teistsuguseks, ehk näiteks Tartu linna ümber olevad väga kiiresti kasvavad vallad, kes seda sama probleemi vist Tartusse tekitavadki, et tõesti väga paljud koolid on siis ülerahvastatud, et seal tuleb üle vaadata, et näiteks seal on tekkinud see olukord, kus tegelikult ei peaks enam olema nii suured tagamaalisuse ega siis regionaalsuse koefitsiendid, et see on olemas Eestis. Tahes tahtmata igasugu koefitsiendide erimäärad ju moonutavad turgu ja tegelikult me oleme praegu ju märgilises kohas Avinurmes, mis kunagi oli Ida-Viru maakond. Kui täna oleks ka Ida-Viru maakond, saaks siin ka paremat palka õpetaja. Nüüd enam ei saa. Käkkisite selle asja nüüd ära. Mis teil on lohutuseks öelda direktorile, kui ta peab nüüd jätma järjekordse õpetajaga võib-olla hüvasti, kes läheb 20 kilomeetrit eemale tööle? Palun. Võib-olla vaataks pluss poolt, et Ida-Virumaa venekeelsed koolid saavad endale ühe väga hea eesti keelt hästi rääkiva õpetaja, mida meil kindlasti väga hädasti vaja on. Sobis Avinurmele nagu rusikas silma auku praegu. Kui palju Avinurmest läheb ära õpetajaid? No, ehk ei lähe. Või läheb? Ei lähe. Tegelikult ma ütlen, et meil on 2 Narva riigigümnaasiumit alustavat tööd. 1. septembril oli vaja komplekteerida õpetajatega, ainult eestikeelsete õpetajatega, kes nad alustavad eestikeelsetena välja arvatud osa. Üle 80% õpetajatest, kes Narva gümnaasiumites alustavad, on Ida-Virumaalt, ehk siis, et ei ole päris nii, et tõmmatakse muu Eesti õpetajatest tühjaks. Ja nüüd need ülejäänud 20%, kui keegi üldse peaks kõva häälega kurtma, siis see on Tartu, sest kõige rohkem on nii-öelda õpetajaid ära meelitatud Ida-Virumaale just Tartust. Hästi.
ma näen, et küsimuste voog tuleb, ikka küsitakse seda, et kuidas selle maaeluga ja kooliga seoses asju paremaks teha. Muist sai käsitletud, muist jääb siis järgmiseks korraks. Mis on võib-olla huvitav, kuhu me siis tegelikult suundume, et meil on jälle põhjust koguneda. Üks tore lause konverentsil kõlama. Tulevikus elab maal 3 tüüpi inimesi. Ühed on põllumajandajad, neid läheb ikka vaja süüa, me ikka tahame. Siis on turismikorraldajad, pärast käibemaksu muudatusi, nende arv muidugi drastiliselt väheneb. Ja kolmandaks inimesed, kes saavad endale maal elamist lubada. Mis tähendab, et tulevikus elavad siin väga jõukad inimesed. Siin maal ülejäänud, kes ära ei sure, need lähevad linna rotiks. Teised tulevad siia maale ja saavad hakata elama ilusat elu ja ka nõudma võib-olla koolidelt määratult rohkem. Millised need koolid on, kas nad mahuvad eramajja või mida teha selle 900-liseks kooliks kasvatatud majaga, ei oska öelda. Madis, kas see kõlab tõepäraselt, et midagi taolist võib muutuda meie paradigmas? Ma arvan küll, et kui meil on üha rohkem selliseid inimesi, kes usuvad, et Eesti ei pea olema vaid Harjumaa ja Tallinn ja võib-olla väike osa Tartut, siis ma arvan, see asi muutub ja väga palju erinevat statistikat, mis meil iga päev ette antakse, näitab seda ilmekalt, et tegelikult me peame midagi ette võtma ja mina olen enam kui kindel, et nüüd me oleme jõudnud sinna madalpunkti oma maaelu välja suretamisega ja siit saab nüüd välja tulla ainult, et muidu mina seda ametit ei peaks ja ma arvan, tänane valitsus on ka selle selgeks üheks prioriteediks võtnud. Võtke prioriteediks ka see, et lugege läbi Soome raport, mida väga hästi esitles siin Tiiu, kus tegelikult selles punktis käidi läbi ja täna kahetsetakse väga paljusid punkte. Meil tundub, et on sinna natukene veel minna, aga teie alguses aetud selgesõnaline hoiak selle kohta, et nende koolide sulgemine oleks rumalus ehk veenis ka kedagi, et me ei asu järgmisi komistuskive kohe siis talluma. Hea küll, ma võtan nüüd selle ülesande endale lõpetada see vahva kokkusaamine siin ja siis seejärel annan Aivarile mikrofoni tagasi, aga ma tänan. Aitäh, Kristina, et saite alla tulla. Aitäh, Vallo, rõõm alati näha. Aitäh, Madis. Selle raha eest rohkem ei saa. Kui siis kingitusi?